tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti. Meie podcastis räägime väga ägedate saatekülalistega väga olulistel teemadel, vaata et kõige olulistel teemadel üldse. Me räägime vanemaks olemisest, suhtest, paarisuhtest, iseenda hoidmisest ja sellest, mis seal kulisside taga kõik juhtuda võib ja erinevatest ämbritest, mis me kõik läbi kolistanud oleme. Ja mina olen Kristo Tuurman. Hei, mina olen Illimar Pilt. Ja meie seda podcasti täna teeme ja kes kuulavad, siis saavad kuulata natukene minu nasaalsemat häält täna. Nina on natuke rohkem kinni ja kes vaatavad, siis näevad Illimari esimest korda meie podcasti ajaloos prillidega. Ta suutis vahepeal siin EMOs käia ja endale natukene silmale ai teha. Suur, no jah, ma täna võin ühe silmaga teile pilgutada siin vahepeal päris aktiivselt. nii et siis teate. Ja meie podcastile, et üldse me seda siin teha saame ja teieni tuua, on oma toetavõla alla pannud muutus.ee ehk siis muutuse mõtterännakud, mida Peep Vain teeb Kaja Kultuurikeskuses. Ja nüüd juba päris mitu korda on võimalik nendel osaleda ka veebi vahendusel. Ehk siis sa saad täitsa kodus seda teha, et sa ei pea üldse koha peale minema. Piletihind on veel soodsam ja kindlasti kasuta ka sooduskoodi PAPSID, mis annab sulle sealt soodustust ja me ei jõua seda ära kiita ja ära soovitada. Et ise oleme ka pea iga kord kohal, sellepärast et see on kasulik, aitab sul mõtted selgeks mõelda, aitab sul korrektuurid teha, mida on vaja teha. Nii et, seda on keeruline isegi sõnada, et panna, sa pead raudselt seda ise kogema, et siis sa saad aru sellest, mis muutus tegelikult sinu sees toimub. Täpselt nii. Ja loomulikult ära unustada ka vaadata meie papsid.ee lehte, et külastada meie koolitusi ja loomulikult siin pime aeg on veel käimas, kestmas, et kutsuge meid külla, ettevõtted, kollektiivid, et meil on väga ägedad sellised lühi-minikoolitused, mida käime tegemas, näiteks vaimne tervis, eriti meeste vaimne tervis, on oluline teema, millest natukene ka täna räägime. Minu meelest väga äge oli siin viimane esinemine, kus käisin, siis öeldigi, et papsid, see on nagu üks vitamiini boost. Jah, vitamiinipomm. Vitamiinipomm, et seda tasub talvel ette võtta küll, et kui tahate, et ettevõte tõmbaks üles või siis kutsuda meid külla mõnda sõpruskollektiivile või kus iganes. Või koolidesse näiteks, kus me ka käinud oleme õpetajatele tegemas. Ja siis, aga lähme tänase saate juurde ja tänane saatekülaline võib-olla teile ei ole üldse tuttav. Et ei pruugida tunda, kui meil tavaliselt on natukene sellised nimed, keda päris paljud eestlased juba tunnevad, siis tänane saatekülaline ei ole. Aga seda enam tasub uskuda seda, et me ei ole teda mitte siia asjata kutsunud. Et see teema, millest me täna räägime, on maru oluline, maru sügav, aga loodame väga, et saab ka natukene nalja selle sügavama teema juures ja see on tõepoolest väärt kuulamist, et kindlasti võtke see episood tervikuna ette. Sellepärast, et meil on külas kogemusnõustaja, meil on külas treener ja väga olulise ajaloo ja oma looga mees, Madis Laos. Tere, mehed. Tere, Madis. Teiega rõõm, et sa siin meiega oled ja ega me muidu siin sind isegi ju ei teaks, et meil mõnikord ikka juhtub niimoodi, et need, kes meile kirjutavad, et on lugu, mida jagada, et tõepoolest oleme päri, et on lugu, mida jagada ja täna sa siin sellepärast oled, et ma arvan, et sellest saavad kasu väga paljud, kes meie saadet kuulavad või vähemalt suudavad ära hoida mingeid negatiivsemaid tulemusi, et tänu sellele, et seda saate ette võtavad. Aga meil ikkagi podcasti alguses hakustame ikka algusest, et sinu lapsepõlv, kus sa sündisid, üles kasvasid, milline su need pisikesed aastad olid, kui sa veel väike laps olid? Minu põhiline pool elu lapsepõlves kuni teismelise eani oli sisuliselt Kose kandis, Kose ristikandis täpsemalt. Kose see on tegelikult Eestis ju mitu tükki, et täpsustan seda Kose ristikanti just sellepärast. Ma ütleks ausalt öeldes, et minul lapsepõlv oli väga vahva. Kuni vanuseni 14-15 oli mul täiesti muredeta, lahe, palju sõpru, palju mängukaaslasi. Ma ei mäleta ühtegi asja, mis mind oleks häirinud või muret tekitanud. Mul oli väga millekski puudust ja ma olin küll üksik laps, et mul polnud õdesi vendi ja mul polnud ka isa. Tegelikult päris palju mind mõjutas, et ema ja vanaema põhiliselt kasutasid mind ülesse ja see oli siis selline lihtne lapsepõlv. Miks sul isa ei olnud või millal tema lahkus, kas siis elust läks ise ära või? Isa on kunagi öelnud mu emale sellise lause, et mul on väga hea meel, et mul poeg on, aga kasvatuses ma osa ei taha võtta. Okay. Ja siis ta kolis Ameerikasse mingi hetk, ma tean, et
kui keegi on küsinud, et kuidas mu isaga suhted on või üldse, kuidas ma suhtun isasse, kuigi ma praktiliselt ei olegi näinud, 5-aastasena korra nägin teda, siis ma ausalt öeldes ei vihka teda ega pole mingit arvamust, et kui ta kutsuks näiteks kohvile, ma läheks kohvile temaga. Et mul ei ole mingit nagu negatiivset ega suurt positiivset mingit kogemust, lihtsalt ei ole kogemust. Okay. Nii et suheld ei ole pärast seda, kui ta nii-öelda elust lahkus, ma saan aru, et seal polnud isegi põhimõtteliselt sündinudki veel või? Ma olin jah, kuskil paarikuune beebi, kui ta ära läks ja siis tuli korra, tuli mingi 4-5 aastaselt tuli läbi ja siis läksime korra, ma mäletan Tarekese restoranis, Kosa ristil, seal sõime praadi ja ma mäletan punase autoga oli ja kõik ma rohkem ei mäletagi. Okei, nii et see on viimane kord, kui see Aga sul emal mingid elukaaslasi ei tekkinud? Ja neid ikka oli mõned mehed ikka olid aga need ei olnud nagu siuksed, nagu kes oleksid pidevalt nagu kasvatuse sees, et olidki siuksed pikad kaugsuhted nagu näiteks. Et isafiguuri kui sellist? Isafiguur oli ainult isafiguur, kes mul oli vanaisa ja tegelikult ka onu, et kes olid tegelikult onu, kel elas linnas ja vanaisa elas siis maal. Vanaema ja vanaisa olid lahus, aga ikkagi ta nagu mehelikkuse ja sellise meesfiguur mul oli küll, ta igapäevaselt ei osalenud mu elus, aga ikkagi kui ma sain mingit mehe siukest eeskuju, siis sain nendelt. Okei. Ja sul, ütleme siis niimoodi, et sul tegelikult terve siuke suguvõsa oli põhimõtteliselt sul koolis ka koos, et ma saan aru, et seal ei olnud mitte 1-2, vaid päris mitu su sugulast olid seal. Kes sul olid kõik seal koolis, et samas koolis, kus sa ise käisid? Mul oli niimoodi, et vanaisa oli direktor. Vanaisa direktor? Direktor lausa ja treener ja kehalise kasvatuse õpetaja, lisaks veel. Direktor, treener ja kehalise, päris uhke. Päris mitmes aspektis. Ta oli olnud seal, ma täpselt vastuseen võlgu, aga 20+ aastat kuskil direktor, et ta oli suht legendaarne kuju seal. Et ta on praegu siis lahkunud, aga temast tehakse mingi memoriaaljooksu ja pink tema nimeline, sellised asjad. Ema oli mu klassijuhataja. Ma teises klassis kuni 9. klassini. Ongi nii, jah? Et mitte ainult algklassid, vaid ongi kuni 9. klassini klassijuhataja? Ja päris pikalt, jah, et lihtsalt saan pikemalt rääkida pärastpoole ka, mis see muutus oli. Ja veel mitme aineõpetaja, loodusõpetaja, keemiaõpetaja ja vist oli ka andis aega, et matemaatikat. Ja vanaema oli siis inglise keele õpetaja. Inglise keele klassis oli, mäletan, seal on ka igast lugusi. Et väga nagu palju sugulasi ja lähisugulased just. Täpselt, mitte lihtsalt tuttavad, vaid tegelikult nagu väga ikkagi koolis pidid suht joone peal kõndima. Ütleme nii, et seal olid jah, ikkagi erinevad katsumused, et õpetajate suhtes oli mul kindlasti lihtsam. Mul olid, paljud olid ju minu vanemate ema ja vanaisa ja vanaema klemmid, ütleme, kellega said väga hästi läbi. See oligi, et tehti nagu järeleandmisi natukene, lihtsam oli. Ikkagi õpetaja poeg, kuigi naljakas oli see, et paljud tegelikult ma olin nagu 3 lähisugulase laps lähedane, aga enamustel, kellel oli üldse, seal väike maakant, et oli ka mõned õpetajad, kellel olid lapsed koolis, oli 1. Ja siis ma nägin ka seda vahet, nagu kui oli 1 versus 3, kuigi see 1-ga juba tegelikult andis tunda, et ikkagi õpetajate seas oli lihtsam, ma ütlen ausalt, teile oli tõesti lihtsam, aga õpilaste suhtes ei olnud lihtsam. Et ikkagi mingi hetk nad näevad, kohati tahavad sulle pugeda, kohati ikkagi näevad ära, et sulle tehakse nagu järeleandmisi. Ja see ei hästi, eks ju. Jah, lõpuks hakkas mõjuma, et algul selle mõttes, kui tuldi, siis muidugi mu ema oli selline ka, kes teises klassis sidus tahtis ise, ma sain ise hakkama sellega, aga ta hea meelega pani mu paelad kingi ja kujutad ette terve klassi ees ka niimoodi, et siuksed asjad, kui sa oled klassijuhataja poeg ja direktor ka veel, et siis direktori lapselaps, et siis ikkagi pannakse sind kordades rohkem tähele õpetajate ja õpilaste poolt. Mõlemad, eks ju. Sul oligi, sa ütlesid, et sul oli väga ilus lapsepõlv kuni siuke nagu 14-15. Et mis siis 14-15 nagu muutus või mis hakkas juhtuma seal? Täpsemalt 15-aastaselt mäletan, et see oli 9. klassi algus. Tekkis mul väga tugevad unehäired niimoodi, et ma ei tea, millest see tuli täpsemalt. Mul oli kasvusport, ma tean, ja ma olin spordilaagris ja kõik läks väga hästi. Kuni selle hetkeni, et mul lihtsalt hakkas mingi õhtu nagu ei tundunud peale. Järgmine õhtu oli veel vähem und ja olin 3 kuud sisuliselt tunni 2 une peal. Ma isegi imestan, mõtlen selle peale, et kuidas see võimalik, et ma üldse nii-öelda vaimselt ja füüsiliselt ellu jäin, sellepärast, et tegelikult ma mäletan, et ma nagu üldse nagu justkui ei maganud. Sellised mikrouned nagu tekkis lihtsalt, et vajus silm kingi, aga nagu niimoodi sügavat tund järjest ei tulnud.
ja seal oli, kas oli mingi põhjus ka, mis see niimoodi läks või see oli päris äkki? Ma eeldan seda, et ikkagi see, et ma arvan, et see vaimse tervise probleemid hakkasid mul esimest korda tulema, avalduma sellest just, sellepärast, et ikkagi mingi eeldus mul perekonnas skisofreeniat ei ole olnud, küll aga on erinevaid muid depressioone olnud ja siis on üks närvihaigus ka meie pereliinis on olnud. Et ma eeldan, et need olid lihtsalt esimesed avaldamise märgid. Ja siis see aeg oli väga raske mul, sellepärast, et esiteks ma olen õpetajate laps, sa pead ju enamus sealt ikka 4-5 olema, eeskujulik käitumisega kõik ja kui sa magad tundides, nagu selle mõttes lihtsalt hoiad nagu niimoodi ennast üleval, siis õpetajad märkavad seda ja su ema märkab seda ja kõik märkasid seda, aga mul oli niimoodi, et mu ema siis pigem sundis mind kooli, ütles, et mis sa magad päevad otsa, mul lihtsalt ei olnud, ma olin ka peale kooli ei õppinud, ma lihtsalt lebasin ja magasin, trennis ka ei suutnud käia. Ja siis oligi, et sain väga palju nagu vastu päid ja jalgu vaimses mõttes, et miks ma nagu lorutan, miks ma ei õpi, miks ma trenni ei lähe. Et need olid esimesed märgid. Kuidas see nagu teised õpilased ütlesid ka, et nagu sellele ka väga hästi nagu ei vaadatud, et sa nii-öelda seal eelisseisus nii-öelda nagu olid ja siis kas see nagu unetus ja tunni all magamine, kas see siis nagu kuidagi võimendas seda, et teiste õpilaste poolt hakkas ka sellist negatiivsust tulema sinu poole? Ma tegin kergejõustikku, kuulitõuget, kettaheidet põhiliselt ja mul oli niimoodi, et kui ma olin hea selles, kui mul tulid head tulemused, patsustati õla peal, ütles, kuule, sa vinge vend nagu, oli nagu klemmid mulle, et nagu täiesti nagu võeti nagu sõbrane ja nagu tore oli. Aga kui mul see unetus tekkis või üldse nagu halvad tulemused, siis oli see ikkagi, et hakati tögama, ütleme niimoodi. Ja kui seda juhtus regulaarselt, mul oli see nagu pluss ja miinus, ma ütlen miinusvõistluste osas, aga pluss selle osas, et trennis olid mul väga head tulemused üldiselt. Aga võistlustele läks siis mu närv nagu läks nii pingesse, et mul tulid kehvad tulemused ja selle tõttu treener isegi ütles mulle, mitte vanaisa, aga vanaisa sõber oli üks kergejõustike treener, kes ütles ka, et näed, sa teed trenni, kui sa trenni tulemused teeksid võistlustel, oleksid sa top 3 alati. Aga ma ei teinud seda ja siis alati sain mõõda päid jalgu nagu nii treenerite seast, kui siis ka nagu spordikaaslaste seast. Aga see süvenes vaikselt, mingi hetk oli nagu seda rohkem ja siis hakkas sinna probleemid süvenema, just vaimse tervise probleemid siis. Aga kuidas see, nii-öelda see teiste, kas see nagu sellepärast, et need süvenesid sul, et mille pärast see teiste nii-öelda koolikaaslaste ja võib-olla klassikaaslaste poolt ka siis niisugust nagu negatiivselt hakkas rohkem sinu poole tulema ja ma saan aru, et selline termin nagu koolikiusamine ei ole sulle ka absoluutselt võõras termin? Ei ole ja mul olidki algul nagu pisikesed asjad, nagu lihtsalt tögati, võib-olla lihtsalt natukene nagu tehti nalja ja mõnitati. Oli siis niisugune 15-16 ja? 15-16 ja 16 juba läksid tõsisemaks asjad. 15 oli niimoodi, et ma sain suluna korda ja jälle läks ilusti edasi kõik. Aga see kuidagi selline mentaliteet nagu jätkus, et kui on head tulemused nii koolis kui spordis, enamalt siis spordis oli see seonduvalt, siis võeti mind väga hästi vastu ja kui olid halvad tulemused, siis pigem ikkagi mõnitati või siis tõugati, kuigi ma olin nagu selles mõttes, et mind füüsiliselt väga nagu üle ei oldud, sest ma olin nagu suhteliselt suur poiss, ma olin juba 15-aastaselt oma kasvu täiskasvanud, peaaegu 1,90 m ja 110 kilo, et ma ei olnud nagu pisike poiss. No 15-aastaselt 110 kilo ei ole tõesti pisike poiss. Sel vennal on juba arvamus, ütleme niimoodi. Just, aga vaimselt ma olin väga introvertne. Ma olin nii-öelda memmekas, väga siuke sissepoole elav ja ma olin väga vaikne ja siuke tagasihoidlik. Kuna mind oli, ma arvan, üks asi, kui on geneetika, et ma olin sündinud sellisena, et ma olingi nagu siuke introvertsema poolega, teine asi kasvatus ka. Et mind oligi kasvatatud väga, mul tehti kõik asjad eest taga ära. Hoiti seda ühte last, isa ka ei ole. Just, hoiti ja memmetati isegi tehti nagu neid koolitöid vahest aidati ära teha niimoodi, et kõik siuksed asjad, mis tehti lihtsamaks, ütleme, et muidu ütleme, et poiss koristas ise tuba ära, tema koristin ise, tead, ma teen seda ise. Ja mis kõige häirivam oli, mis mõjutas seda koolikiusamist, oli see, mind ei lubatud väga kuhugile. Näiteks oligi, et sõbra sünnipäev olid, kõik sõbrad olid näiteks, see oli 9. klass, ma mäletan, kuskil 12-1, tegid filmiõhtud, sõid seal, mõnulisid seal sünnipäeval. Siis mulle tuli vanaema kell 9 järgi,
koputas ukse taha. Klassijuhataja tuleb järgi sulle. Jah, ta oli nagu inglise keele, aga siis kuidas kunagi üks kord üks ja teine kord teine. Ja kujutad ette, et sul tuleb siis vanama, niisugune 1,60 m vanem inimene, tuleb koputab selle ukse taha, siis see sõbra ema võtab vastu, et ja kuidas, mis sa siin teed? Ja ta ütleb, et ma ei tea, peab koju magama tulema, et ei tohi kauem üleval olla. Noh, muidugi see ema ütles, et kuule, las natukene, lase lõdvemaks, et las natukene paar tundigi vaatavad filmi ja mõnulevad ja söövad head ja paremat. Aga teised ju lähevad ära selle, et kuule, jutud hakkavad ju liikuma, et kell 9 ja siis käe kõrval niimoodi suur poiss ja käe kõrval niimoodi vedas, kuigi ma ei tahtnud eriti olla niimoodi. Et mind nagu ekstreemselt hoiti. Ennem juba kiusamisi hoiti mind ekstreemselt, mis oli kohati nagu armas ja tore, aga ma tundsin mingi hetk siuksed, kus sa teismelisena vaata tahad juba mehena või naisenagi, tahad asju hakata tegema, tahad kuhugile reisida. Vabadus, just. Kõigi meie üks see kasvukoht ikkagi. Just, arenemise koht. Arenemise koht, et sul konfliktidesse üldse kukkudagi ega midagi ise katsetada, et see on see, kui äärmustesse läheme. Isegi ma mäletan mingi Tartusse minek näiteks, pidi nii palju läbi rääkima, et kuidas ma lähen sõpradega mingit lauamängu õhtut tegema Tartusse, kuidas see läheb, mis sa teed, et see oligi nagu nii ekstreemseks tehtud, et mul oligi väga raske nagu, ma tean, mingid sünnipäevad, näiteks kui oli juba vanem, natuke 16-17, ma mäletan, oli sõbra maatalus, oli sünnipäev, kuhu mind ei lubatud, öeldes, et siin on mingi pidu, see on mingi joomine, sul ei olnud mõtet sinna minna, kuigi ma väga tahtsin, ma ütlesin, ma ei joo mitte midagi, ma lihtsalt lähen. Ei, see ei ole okei. Et mul pandi need piirangud päris tugevalt peale, kui teised õpilased seda märkasid, et Madis on nagu niisugune memmekas, siis hakkasid ka lisaasjad tulema, et mis erinevad süvenesid need kooli kiusamise episoodid. Kuidas need välja nägid, need lisaasjad? Kõige hullemad, kui minna need hullemate asjade juurde, oli see, et kui ma olin spordivõistlustel ja spordilaagrites, spordivõistlusel oli niimoodi, et tegin oma tulemuse ära, ikkagi teed ju trenni ja võistled seal ka, oled higine pärast. Suund siis duširuumi suunas. Ikka? Ja läksin rahulikult duširuumi, sellel hetkel minust ei olnud seal mitte kedagi seal duširuumis. Pesen rahulikult, ma kuulen mingi kobistamine ukse taga, tehakse uks lahti, vaata minu tiimikaaslased 3 tükki. Ma mäletan selge näoga, kuidas need ilmed olid, et see oli üle 20 aasta tagasi, ma mäletan, ühel oli fotokaamera käes, pildistas, hakkas filmima. Ma olin nagu nii šokis, et ma ei jõudnud isegi varjata ennast ja siis muidugi, kui ma paar sekundit olin selle šoki seisund ära saanud, siis ma hakkasin muidugi varjama, ütlesin, mis te teete? Mis pulli te teete siin? Ja siis kiiresti panin ennast kokku, ma lõpetasin pesemise nii kiiresti ära, kui sain. Ja nad läksid ära. Siis ma mäletan seda, et järgmine episood, mis ma nägin, et see oli natuke aeg hiljem, kui ma riided panin selga, olid mingid tüdrukute juures näitas, et kuule, mis sa sellest arvad? Näiteks videoga sellest pildist, et mis sa sellest arvad, et kas näe see ja see ja see. Ja siis ma sain aru, et nad analüüsivad mu keha. Mul oli see, et ma olin küll suur poiss, aga ma ei olnud nagu maailma kõige paremas vormis. Et ma olin väga ebakindel ka lisaks kõigele, kuna mind oli kasvatatud sellisena, ma olin natuurilt ebakindel poiss ja igasugune kritiseerimine mõjus mulle väga rängalt. Ja see oligi see, et üks asi see. Ja siis ma pärast seda tulin sellele noormehele rääkima, kes mul tegi seda, ka kergejõustiku kaaslased, kõik on tiimikaaslased erinevates alades siis. Ja siis ta ütles, et ma tegin ainult pulli, et ma kustutan pärast ära. Kui sa tõesti ära kustutad, siis on kõik okei, et nagu lihtsalt ära teinekord enam tee niimoodi niisugust asja. Ja ma mäletan järgmine episood oli juba see oli kuskil mõned nädalad hiljem pärast seda sündmust, ma olin juba ära unustanud selle. Siis oli niimoodi, et ma läksin arvutitundi kuvarite peal, päris paljude kuvarite peal, tulime sisse vahetunnist, olid alasti suur pilt ilma näota, aga ma sain aru kohe, et see on minu keha. Igaüks tunneb enda keha ära, vaata. Ja see oli enamus arvutiõpetaja oli šokeeritud, et kes seda tegi. Aga kustutati ära need pildid ja siis läksime arvutitundi sisse. Ma olin täiesti šokis nagu. Ma mõtlesin, mis toimub, et issand, kuidas see sinna sai. Ja siis läksin MSN-i, vahepeal tegin oma ülesanded ära, sai natuke suhelda. Läksin MSN-i, tol hetkel oli mitte Facebook, vaid MSN oli populaarne suhtlus. Just. Põhiline kanal. Ja just. Ja läksin sinna, vaatasin, et selle poisi, kes seda jagas, oli MSN-i pealkirjaks pandud fotoalbum.ee, vaadake kindlasti. Ja siis ma mõtlesin, mis seal on, huvitav, kas on mingi trennipildid, klikkisin selle peale, vaata, mina olen seal ka. Algul on mingi riietes, siis mingid võistluspildid ja mingi hetk
nagu alaste pildid ja täiesti siis summitud sisse veel niimoodi, et just meeste suguelund niimoodi ja mu täispilt ja eraldi see. Ja siis mul oli täiesti, mul oli täiesti nagu aju läks nulli, täiesti nagu pildituks ja mõtlesin, mida ma ei suutnud nagu midagi mõelda enam. Ja siis järgmine vahetund, kus ära lõppes tund, ma olin ikka nii šokeeritud, läksin selle noormehe juurde, jälle rääkisin sama juttu, et palun võta need maha, et see enam ei korduks, ma ei nagu ähvardanud teda, ma pigem lihtsalt ütlesin nagu kurbuses ja meeleheites, palun võta need maha. Ja siis ta ütles, jah, küll ma võtan umbes niimoodi ja siis jäid ikkagi tegelikult sinna. Ja see episood ei olnud jäänud 1 korraks. Järgmine kord oli jälle juba uus võistlus, oli kuskil kuu aega hiljem, aga point oli sellest, ma mitte kellelegi ei rääkinud, miks see hakkas süvenema. Sa hoidsid kõik endale. Et sul olid ema, sul olid vanaema, sul oli vanaisa ja mitte keegi ei teadnud, et selline asi toimub. Ja ma tahangi just toonitada seda, et isegi kui sul on lähedased koolis, kes peaksid nagu esimeses hoos kuulama seda või aru saama sellest, isegi siis nemad ei saanud sellest aru. Mingi jutt nagu liiklus, et kellelgi oli kuvariteks mingi paljas pilt pandud, aga see oli nagu jutu tasandil. Aga kui sa ise ei räägi, mis tegelikult toimus, see jääb su enda sisse ja see enda sees hakkab hauduma ja läheb aina hullemaks. Räägi veel, mis sa ütlesid, et läks mingi aeg mööda ja siis oli sama asi kordus uuesti. Ja, aga selles mõttes oli nagu minu jaoks, ma ei tea, hullem, võib-olla hullem kord, sellepärast, et see võistlus kestis 3 päeva. Mäletan, see oli Valgas vist. Ja see oli niimoodi, et tegin jälle võistlus ära. Mitmepäevane võistlus oli. Pigem tulid kehvad tulemused. Siis me olime seal oma ruumis pärast. Seal oli ka mitu episoodi, mis seal tehti. Need on nagu lihtsamad sellised tegamised ja keskmised võrreldes sellega, mis mulle tehti. Et ma ei tea, tehti mu voodi näiteks krõpsu ja Coca-Cola mingi möksiga tehti kokku, ja siis üks viskas mul tossuga nina katki niimoodi, et ma läksin üks tuntud sportlane oli seal, vaatasin, olin seal kraani all pärast, et issand, mis sul juhtus, et tuleb nagu kraanist verd, aga see kuidagi füüsiliselt nagu sellised asjad üldse nagu niimoodi. Kuigi need on nagu, mis sa praegu ütlesid, olid lihtsamad asjad, need on nagu jõhker kius. Et ja see on ikka räige alandamine. Ja selles mõttes küll, aga lihtsalt kui ma võrdlen selle kõige hullema asjaga, siis minu jaoks tundus nagu näiteks see nina katki, et see oli valus, aga nagu emotsionaalselt ei olnud nii hull. Ja siis oli veel see, et mäletan, kõige hullem oli see, et öösel. Mäletan, läksin magama, vahetasin linad ära. Läksin magama, et mõtlesin, et seal on pund, et järgmine võistluspäev pean välja magama. See oli veel niimoodi, mäletan, et öösel ärkasin ülesse, siis mind kallati veega üle, siis mind kallati kokaga üle. Ma olin nii unini, nii väsinud, et mul ei toonud und ja ma olin nagu, ma ei suutnud midagi teha, aga ma suutsin seda teha, et võtsin need linad jälle ära. Ma ei suutnud ise ka hakata vaidlema, lihtsalt olin nii väsinud keset tööd ja panin saunalina siis, et oleks vähemalt kuiv magada. Aga mina mõtlen seda, et hakkasin mõtlema, et kui see, kes tegi see üks võistluskaaslane, ta pidi ise olema öösel üleval, ta ise ohverdab enda uneöö, et ta saaks teist pullida, kiusata. Et ta ise ka tegelikult kannatas nagu oma une suhtes nii-öelda, aga ta pigem nagu on üleval selleks, et teisel oleks veel hullem. Et ja siis ta tegigi niimoodi, et võttis sulle pange, ma mäletan, et siin mingi punane pang oli keset tuba ja lihtsalt kallas mind üle nagu iga paari tunni tagant. Ja mul oligi nagu läbi vettinud ja märg ja magamata ja muidugi võistlustulemused järgmine päev läksid veel hullemaks. Ja ikka ei rääkinud seda, ei treenerile, ei kellelegi. Ja siis veel oli niimoodi, et kui võistlus 3. päeva ära lõppes, see kergejõustiku treener, kes mul oli, küsis, et kes selle voodi on ära lõhkunud, kes selle lägastanud, kõik ära on siin. Kõik näitas näpuga minu peale. Ja mis ma tegin? Ma olin vait ja ütlesin, ma ei noogutanud, aga mina jäin nagu süüsse, sellepärast, et ma ei kaitsenud ka ennast. Siis ma lihtsalt tegin korda, poolnutuse sükse tundega. Läksin sinna, ma ei tahtnud sinna autobussi minna lihtsalt, et sõita koos nendega tagasi maale. Olingi nagu lihtsalt, kõige viimasena läksin peale, olin täiesti nagu vaimsel, lihtsalt nagu täiesti nagu pilditu sisuliselt vaimselt ja mitte midagi ei rääkinud ja läksin koju ja niimoodi see oli. Ja ka kodus ei rääkinud mitte midagi? Ja kodus ei rääkinud ka mitte midagi. Ja siis üks oli, mõned nädalad jälle hiljem oli üks treeningpäev, kus ma mäletan niimoodi veel tehti, et peale trenni küsiti, et see oli, trenni teed higistad, see on loomulik. Me lähme jälle duši alla või? Ja ma hakkasin eirama duši all käimist. Kas ma üldse käisin trennis? Mingi hetk ma ei julgenud enam trennis ka käia. Siis ma hakkasin eirama neid duši all käimisi. Ja see tegelikult on mind mõjutanud päris kaua.
et kui me vahepeal seda kõik ära jätame, siis et siiamaani on duši all käimine näiteks avalikus kohas jõusaalis kuskil raske, keeruline. Ütleme nii, et ma ei naudi seda, ma saan hakkama, ma saan käidud, saunaõhtutel on käinud praeguste sõpradega ja nii edasi, see ei ole probleem. Aga ma ei naudi seda, ma ei naudi seda alast olemist. Et tegelikult mehed ikka saunas või 37 aastane, nagu ma olen, et see oli ikka tavaline asi, ütleme nii. Yeah. Aga mul oli, mäletan kuni 25 ja 30 aastane oli niimoodi, et ma reaalselt, kui võimalus oli, ma vältisin seda, läksin igisena koju. Isegi kui ma olin linnatrennis, ma läksin koju igisena ja olingi igisena. Et pärast kodus pesin rahulikult ennast ära. Ja paljud küsisid ka, kuule, et miks sa nagu pärast trenni pese ennast, et sa oled haised igisena koju, et ei, mul asjad unustasin koju ja ma pesen kodus ära rahulikult. Ja kas sa mäletad ka, kus see otsus nagu nii-öelda su enda seest nagu nii-öelda tuli või tuli see automaatselt, et see tekkiski see nii-öelda see kivistumise moment siis sinna, et kui see nagu nii-öelda treener tuli ja küsis, kes selle voodi ära lägastas, et sa enda kaitseks välja astun või sa kartsid, et see olukord eskaleerub ja läheb veel hullemaks või... Sa vanematele ei rääkinud? Kuna mul tundus, et mul seal spordivõistluskool, mul 4. tuba oli, kõik näitasid näpuga minu suunas, et selles mõttes, et ma tundsin, et mul ei ole poolda, et keegi ei öelnud, et kuule, aga see ei ole okei, mis te teete Madisele. Kõik olid nagu okei sellega, et näed, teemegi ja üks tegi ja teised vaatasid pealt enam-vähem. Et sellepärast mul oligi nagu raske ennast kaitsta, pluss, et ma ei osanudki ennast kaitsta ausalt öeldes. Ma ei olnud kunagi ennast kaitsnud, siis minu eest tehti see kaitsmine alati ära, et kui midagi oli, nagu koolis mingid väiksed tegamised, mida vanemad pealt nägid, siis tehti minu eest see töö ära. Et nagu ma ütlesin ennem, paljud asjad tehti minu eest ära. Siis ma lõpuks ei osanud isegi elementaarseid kaitsmisoskusega või enda eest seista. Kui sellest... tahaks seda kohta nagu kommenteerida, et mulle väga meeldib see, mis on mulle enda ema nagu nii-öelda kaasa andnud. Et ta on ka eluaeg olnud siis algkooliõpetaja. Aga nii mõnedki konfliktid lasid lastel ise ära lahendada, et need jõudnudki vanemate juurde, mis ta ütles, et omad koerad kaklevad, omad koerad lepivad. Et see on nagu väga tore, et sa selle üldse väljagi tood, et mida ma ise olen ka praegu näinud, nagu, et meie ühiskonnas vanemad tõttavad hästi kiiresti nagu nii-öelda oma võsukesi siis kaitsma, et need konfliktid, mis on lastele omavahelised, et kust lasta nagu nii-öelda see oskus, sest sul oli puudulikud oskused, sul oli see võimalus ära võetud, ühtepidi jah, aga teisest küljest näiteks jälle, et nagu kui see oleks jõudnud vanemateni, oleks võimalik olnud midagi teha. Aga sinu puhul see vanemateni jõudnud, sa hoidsid seda enda sees, sa nagu ei rääkinud seda, eks ju, ja kui pikk see periood oli, ütleme, et kui sa... Ma mäletan, et kuskil 3 kuud vähemalt oli, kus ma hoidsin täiesti enda sees ja aga muidugi tulemused mul läksid ka koolis kehvemaks, sest mul oli täiesti nagu läbi olin nendega ja siis oligi, et ma mäletan mingi hetk ema sai aru, et mul on mingid probleemid, et saatis mind vanaisa juurde, nagu koju vanaisa juurde, kus ta elas suht lähedal elamas, kõik väike maakoht. Aga vanaisa suhtumine mulle meeldis. Kui ema oli siuke ülihoolitsev, siis vanaema oli siuke old school mees, siuke, ma ütlen, et karmikäelil, aga siuke konkreetne mees ja old school. Ja siis ta tegi niimoodi, et ma läksin tema juurde. Ma rääkisin, et mul on probleemid, ma ei öelnud täpselt, mis mul on, aga ma ütlesin, mul on probleemid nende õpilastega. Mis ma tegema pean, et nagu tegatakse ja mõnitatakse ja niimoodi. See oli esimene kord, kus sa põhimõtteliselt midagigi välja rääkisid? No midagigi jah, aga ma rääkisin väga nagu võib-olla 1/10 sellest, mis tegelikult oli, aga ikkagi midagi rääkisin. Ja siis ta ütles, ma mäletan selgelt seda niimoodi, et ma istusin tugitoolis, tõuse püsti Madis, nii, panen nüüd käed niimoodi ja hakkas mulle esimest korda boksimist õpetama. Mitte, et ta ütles, et vägivald on vastus, aga vähemalt midagigi ta õpetas endast hoidmise, endast seismise eest kohta. Sest ennem nagu... Mida seal enne üldse ei olnud, eks ju? 0 täielikult. Okei. Kui ma mõtlen selle peale ka, et see oli nagu see kehva nagu koht oli ja mulle meeldis see, kuidas seda sinu kehva kohta, nagu mis sa enne meil vestluses rääkisid, et ala ema andis sul nagu sooja piima meega, kui poisil on nagu kehva olemine, vaata. Et see nagu see abi pakkumise oskus või arusaamise oskus tegelikult üldse nagu, et vanematel ei olnudki seda või seda oskust üldse midagi nagu peale hakata. Just seda teadlikkust ei olnud ja austustes ega kellelgi sellel hetkel seal maapiirkonnas ei olnud eriti. Et oligi, et kui unehäired olid, teeme sooja piima meega. Küll läheb paremaks. Ja ma mäletan isegi seda, et mu vanaema aeg-ajalt võttis mingit rahusteid, nagu vahest koolitööst niimoodi puhata. Mis oli muidugi väga vale, et anda 15 aastasele ka üks rahusti sisse, et nagu mine kooli ja küll on parem.
aga see kooliga mul oligi nii, et pärast neid sündmuseid 3 kuud läks mul kõik, nii enam tennis ma hakkasin vähem käima, siis kooli tulemused langesid ja muidugi, mis ema pilgu alt on, poiss on loru. Poisil on mingid probleemid, aga poiss on loru, meie perekond, meil nimetati, osad tegid naljad dünastia, nagu, et meie perekonna dünastia oli see, et sa teed meie perekonna nagu halba. Häbi, just, et nagu see ei käi koolis enam nii tihti, vaidled vastu, et tulemused langevad. Ehk siis mitte, et vaadata nagu sinna ja otsida seda juurpõhjust ja proovida seda lahendada, vaid on see, et nagu kuhjati sind veel süütunde ja häbiga nagu üle ja et sina oled nagu põhjus ja said veel ka kodust tegelikult nagu teise kriitika nooled endale peale, mis sul juba koolist, eks ju, tuli, et jäid nagu justkui nagu kahe tule vahele, mis on ühtepidi, et sul on kodusadam, turvaline hoitus, eks ju, sul pole isegi kodus seda kohta, kus nagu olla. Ma mõtlen seda, et nagu, et kui nüüd nagu sinu peale mõelda, eks ju, ja nagu kõikide lastevanemate peale, kes meid nagu kuulavad ja teades seda, et kui palju hullem tegelikult veel tänapäeval see potentsiaal on nagu tänu sotsiaalmeediale, et siis oli ka nagu MSN-is, et panna nagu selle, eks ju, pealkirja nagu peale, aga praegu on see, et teed väikse Snapi grupi, jätad kiusatava välja ja sa üldse nagu või mida kõik on võimalik nagu luua, AI-ga pilte teha, eks ju, isegi kui sul ei ole nagu seda nii-öelda duši all pilti tehtud, sa võid AI-ga selle luua ja sul on nagu ala fotorealistlik kujutis ükstapuha kellest, eks ju, et see kiusamise nagu mastaap ja nagu potentsiaalses võib olla nagu veel hullem, et mida nagu lastevanematele siin öelda, mida nagu teha, kuidas märgata nagu, et mis nagu abi seal on, kui sul nagu laps võib olla nagu see, kedagi siis kiusatakse. Mina ütleks, et kohal olla kindlasti nagu reaalselt võtta aeg ja kuulata. Kui ta ei räägi, siis lihtsalt teha temaga mingit teadnud, ma vaatan, sa oled juba ära mandunud mitu päeva ja sa oled nagu, ei taha kooli minna niimoodi, tee midagi toredat, lähme nädalavahetuse bowlingusse, teeme midagi sellist, mis nagu, ja see kuidagi natuke avab, paneb sind avama ja siis kindlasti, kui noor räägib sellest ja võib-olla ei julge kõik korraga välja tuua, et on häbi, et siis mitte pisendada ja mitte naeruvääristada seda, et kuule see, mis see on, et see ei ole mitte midagi, et siis ta julgegi rohkem midagi avaldada. Ja see on ka paari suhtes, eks ju, et kui sa tõmbad kohe nagu vee sellele peale ja pisendad, siis mis on see populaarne sõna on gaslight'id, et siis seda sealt ei tule rohkem. Ja sinu puhul on ehe näide see, et sa jätkasid 1/10 sellest välja, 1/10 tõmmati vesi peale ja 9/10, mis oleks nagu kõik vanemad emad, vanaisad pannud nagu liigutama ja hoopis teistsugust vaadet sellele nagu asjale andma, seda ei jõudnudki välja, eks ju. Mul nagu perekonnas tehti nagu perekonna koosolek ja räägitigi, et Madisega mingid probleemid küll, et koolis hinded langevad, trennis ei taha üldse enam käia ja nii edasi. Ja siis tegelikult tehti üks lahe otsus, mis otseselt ei ole nagu võib-olla otseselt probleemikohane, aga mulle võeti koer, ma õudselt tahtsin koera, aastad olen tahtnud koera. Ma mõtlen, väike taksikoer ja see oli 9. klassi lõpuks, oli nagu 9. klassi lõpukink, siis kui mul probleemid olid ikka veel jätkuvad ja see aitas küll, see aitas nagu selles mõttes, et see koer kuidagi, et ma võtsin öösel kaisu ja mul oli ta nagu, mul ei olnud õdes vendi, aga mul oli see koer, see natuke aitas leevendada. Natukene teraapiline. Aga ikkagi, aga mis sümptomid veel nagu lastevanemate poolt nagu tähele panna või otsida oma lapse puhul? Et mis on need kohad, mida märgata? Kui on käitumine muutunud, et kui näiteks veel näited, et ei taha enam sõpradega hängida, oma peamiste sõpradega, ei taha enam trennis käia või nagu hakkab skipima neid, unega on mingid probleemid, kui ta ise ei räägi, aga on näha, et ta on väsinud pidevalt, et unerežiim on muutunud, koolis hinded langenud, ühesõnaga käitumises ja selle, mis ta on harjunud tegema, kui nendes on muutused sees, ta ise võib-olla sellest kohe ei räägi, jälgida ja mitte lasta. Kõige hullem asi, mis minu puhul oligi see haududa lasta selle mõtetel, et kui sa näed, et nädalate kaupa midagi halvasti, et siis mitte sundida, et lihtsalt nagu, et pead kooli tegema, sa pead minema sinna tundi, sul peavad head hinded olema, et mitte sellist pressi anda, vaid olla nagu mõistev ja aru saada ja proovida ise, kui ta ei räägi sellest, proovida nagu tema tasandile minna ja nagu saada aru, et olla toeks, et ma saan aru, et sulle see koolis ei meeldi käia praegu ja et tead, võtame aja maha. Sinu vaimne tervis on kõige olulisem. Võtame aja maha, suvaned hinded. Praegu võtame sinu vaimse tervise number 1. Ja, see muidu sa teed katkise lapse veel rohkem katki. Just, pakib veel rohkem kinni. Ja.
et tõmbad selle. Kui sa sunnid, kui sellel lapsel on väga raske olla ja sa sunnid peale neid asju, hindeid, kooli, ta võib-olla ei jaksagi enam käia, ta on nii läbi omadega, et siis tulebki aeg maha võtta. Ja see suures pildis on suur võit, kui sa võtad selle kuu aega või paar nädalat aja maha, võidad väga palju. No üks on see, et sa annad veel nagu aja sinna, et sealt saavad need päris jutud välja tulla, et see 90 saab ka välja tulla, eks ju, mis võib-olla pole veel välja tulnud ja saad sellest mastaabist aru ja sul on võimalik asju teha, kas või nagu koolivahetused, kõik on nagu võimalik, eks ju, mida saad nagu luua, et see vaimne tervis nagu prioriteediks võtta. Me oleme siin podcastis seda öelnud ka, toonud seda 17. episoodi, seda Anna Nõmmik ja Raivo Nõmmik, kui meil käisid, eks ju, külas ja rääkisime sellest laste vaimsest tervisest ja sellest samast, et ühised õhtusöögid, eks ju, võib UNESCO pärandi alla võtta, sellepärast, et neid enam ei ole peredes Euroopas, eks ju, et see, et nagu seda aega noortega suhtlemiseks, et päris jutud saaksid välja tulla ei ole ja nüüd on, kui kuradima oluline see on, et need päris jutud saaksid välja tulla, et see usalduslik suhe oleks olemas, ehk siis rääkimine, et see seda asja nagu võib päästa. Me elame ju stimulantide ajastul, me tahame kiireid lahendusi saada. Ehk siis, et kuidas mina nagu lapsevanemana siis oma lapse juurde pöördun, et ma isegi süübi sellesse, et mis võiks olla see juurpõhjus, miks ta sedasi käitumist on muutnud, vaid ma tahan, et seal oleks need mulle soovitud teekond ja lahendused. No. Eriti mõtle, sa oled veel nagu direktor ja sa oled nagu klassijuhataja ja inglise keele õpetaja nagu sihuke nagu ongi see nagu dünastia, nagu Madis sa tõid, eks ju. Ja siis on see, et nagu häbi perekonnale vaata, et seda võib veel nagu ei lase sellele üldse nagu tekkida, veel maha väikida jõuga läbi ja siis sa teedki. No Madisel on nagu, kuulan su lugu, siis on nagu seal on veel keerulisem momentum ongi see, et see üleseotus, ülehoitus ka, et on arusaadav, et nagu nii-öelda see nähtamatu nabanöör nagu jäi emal läbi lõikamata, seepärast, et ta toovis niivõrd palju sulle nagu nii-öelda pakkuda seda armastust ja hoolt ja hoolitsust, aga seda tuli juba ebaratsionaalselt suures koguses, et jättis selle kasvu võimaluse ära. Ja tegelikult see läks hullemaks aega. Sellest hetkest, kui ta lõpuks sai teada, siis. Kaua läks, jah? 3 kuud läks aega selleks, et ma rääkisin ja see juhtus veel niimoodi, ma mäletan siuke et oli õhtune aeg, talvine õhtu, see oli mingi detsember, jaanuar kuskil. Väljas oli kuskil vähemalt -15 kraadi, ma mõtlen, väga külm oli. Põgenesin kodust ära lihtsalt. Ma ütlesin, mida teha, ma tahan põgeneda niimoodi. Nad unustavad ma ära mingiks ajaks ja siis ma äkki ei peagi koolis käima oma mingi noore mõistuses. Ja läksin surnuaeda. 16 olid siis, jah? Siis ma olin juba 15, peaaegu 16 ja läksin surnuaeda. Läksin WC kabiini, siukene puust, väike lobutik oli seal. Panin haagi kingi ja istusin sinna maha ja mõtlesin, et tead, ma olen hommikuni siin, äkki ma ei pea siis kooli minema. Ja tunnid läksid ja mega külm oli, mul paksud riided, aga mega külm oli. Ma kuulsin, mingid hääled olid õues, et Madis, nagu keegi hõikas kaugelt. Ja siis ma sain aru, et mind on otsima hakata ja siis mul täiesti nagu ehmatusin, et issand mõtle, kui nad leiavad mind siit ülesse. Ja siis läks jälle mingi paar tundi aega ja siis ma kuulsin mingi politseiauto, mingi sireenid ja politseiauto oli ja siis peatus. Ja siis ma mõtlesingi hämmast, kuidas nad mul siin üles leidsid, sest muidugi väike maakoht, keegi võib-olla nägi, mingi naaber või keegi, et näe, Madis seal liigub. Ja siis politseid oli muidugi kohale, tegi kohe haagi lahti. Ja siis ma mäletan seda, et paiskasin nutma ja olin täiesti nagu, lasin kõik emotsioonid välja, mis mul siis olid. Ja politseiautoga viidi mind koju tagasi. Ja siis oli kogu lähiperekond, isegi onu oli seal, just onu tütar oli ka seal, olid kõik seal ootasid ja kõik olid siukest mornide nägudega ja nutuste nägudega. Ja see oli see hetk, kus ma rääkisin kõik välja. Küsiti, et ema küsis, aga mis siis juhtus tegelikult? Ja siis ma rääkisin kõigest. Aga sellega see nagu lugu ei läinud paremaks, selle mõttes paremaks läks, et ma jagasin seda lõpuks. Hallemaks läks see, et nüüd teadis aina rohkem inimesi, et sisuliselt see väike maakoht, mingi hetk oli niimoodi, kõik teadsid sellest. Nii õpetajad, sõbrad, tuttavad, kõik, kes selles maakonnas just elasid ja kes vähegi oli kooli eluga tuttavad, kõik teadsid, et see press muutus eriti suureks. Et mul oligi see, et ma tundsin, et nagu kõik teavad sellest minu paljastusest ja oldi küll toeks, vanemad inimesed olid küll toeks ja rääkisid mu vana emaga ja olid nagu toeks. Aga see, et nad teadsid, mõni oli pilti näinud ja nii edasi. Ja ma mäletan, et onu ta oli kunagine politseinik olnud ja siis ta ütles sellisele lause mu emale, et see on kriminaalne, et see peab jõudma kohtusse või kuhugile. Mina algul laitsin selle idee maha, mõtlesin, ma ei taha, et see kuhugi jälle edasi läheb. Aga siis lõpuks nad tegid ikkagi ära, et võtsid tõendusmaterjalid, need pildid, tõendusmaterjalid ka, siis läksid kohtusse.
ja siis selle noormehega siis tehti niimoodi, ma ütlesin küll, et ma ei taha, et see juhtub, et las ta olla, pole hullu, las see elu läheb edasi. Tehti niimoodi, et 3 või 2 aastat ta ei saanud sinna piirkonda minna, koolist võeti välja, treeninggrupist võeti välja, siis ta pidigi täiesti teise kohta minema elama, et mul ei olnud see küll eesmärk, aga nii ta läks, aga mis minuga juhtus? Tegelikult tema elu läks edasi, ta läks kohe kooli, õpingutega jätkas, tema elu läks ikkagi sama rada pidi, nagu ta ennem läks, sporditiimi tegi ikka sporti edasi. Minu elust jäi seisma seal, kus ta oli. Mul oligi niimoodi, et ma mäletan kuskil 6 aega pärast selle sündmust, olin voodis ja ma olingi ainult voodis. Ma ei tulnud sealt välja. Raske depressioon oli see. Depressioon, aga me keegi ei teadnud, ei saanud aru, lihtsalt me nägime neid märke, et me vaata nagu ei olnud selle teadlikkust ka, mis see tegelikult see depressioon on. Okei. Nii et see nii-öelda kooli kiusamine esimese hooga tegi sind nagu teovõimetuks põhimõtteliselt. Teovõimetuks, ma olingi mäletan ainult voodis, ma ei tahtnudki, ma julgenud sealt välja tulla, siis ma mäletan mingi hetk oli niimoodi, kus oli mu vanaisa istus kõrval, voodi kõrval, vanaema istus ja ema. Ja siis nad arutasid, et mis me nüüd teeme ja siis vanaema ütles, et oli tee peale tulnud, et tema õde olevat öelnud, siuke koht on olemas nagu psühhiaatrihaigla. Algul ehmatasin ära selle tee peale, aga kuna nädalad läksid ja midagi paremaks ei läinud, siis mind ikkagi lõpuks kiirabigi viidi sinna. Jällegi, nagu lahendus oli olemas, aga asi algul läks veel hullemaks. Mis ma nägin seal? Suitsidaalne olin, depressioonis, noormees, pandi kõige hullemasse osakonda. Ja mis seal oli, et kui sa oled 17, ma olin juba 17, see aeg kogu aeg läks edasi nende raskete aegadega ja siis oligi nii, et ma olin seal vaimuhaiglas, psühhiaatrihaiglas, kus oli niimoodi, et ma nägin, et inimesi ma ehmusin nii ära. Ma tõmbasin veel rohkem iseendasse, olin ainult voodis ja ma mäletan veel seda, et ainuke asi, mis mind töötas, oli ravimid, aga need ravimid anti niimoodi, et ma võtsin 2 käega, ma ühte kätte ei mahtunud ära, 2 käega võtsin need ravimeid, mäletan 13 ravimit oli kokku, seal olid erinevad, tähendab antidepressandid, rahusti, uneravim ja midagi oli seal veel, ma mäletan, et ja kõik oli suht suured annused. Et mäletan, et see oli ja mind ehmatas just see, et enamus on sellised vanemad inimesed ja täpselt nagu õudusfilmist oleks näinud, sest noorele inimesele, kes esimest korda on psühhiaatrihaiglas, võibki tekkida selline tunne, et ta on kuskil õudusfilmis. Inimesed käivad seal edasi-tagasi ühe koha pealt, teise koha peal, õõtsuvad seal, räägivad seal nagu oma ette ja ma mõtlesin, et issand, kuhu ma sattunud olen. Ja siis, kui oligi vaja nagu loomulikku edasi teha, et minna WC-sse, siis seal ei olnud, et saab lukku panna seda, et seal võiski iga hetk keegi teha ukse lahti, seal WC-s on ja siis mul tekkisid siuksed seedehäired. Ma sisuliselt 2 nädalat tegin WC-s nagu, tegin ainult, mida sai teha ja siis ma ei saanud. Ja mul reaalselt opi tehti öeldi niimoodi, et kui sa nüüd korda ei saa seda, sa pead opile minema. See on 2-3 nädalat mul niimoodi kõht vaevas. Et jah, see oli selline situatsioon. Aga nüüd positiivse koha pealt, kui ma olin seal kuskil 4 nädalat olnud, 4.-5. nädala peal hakkas ma tervist paremaks minema. Hakkasin nagu tuimemaks minema natuke selle depressiooni suunas. Hakkasin mõnedega rääkima seal mõned nooremad olid seal ka veel, hakkasin nendega rääkima. Ja siis hakkas vaikselt paremaks minema. Kuni selle hetkeni, et mind kirjutati välja ja ravimid anti kaasa. Kui ma sattusin uuesti maale. See oli mingi 2 olid siis haiglas? Ma olin kuskil 1,5 kuud ja lõpusirgel hakkasin paremaks minema. Siis langesin jälle sinna auku, sest ma olin see sama keskkond ju. Mul tulin haiglast ära, mul justkui läks paremaks, aga see keskkond oli sama ju. Kõik tuli meelde, kõik kohe samasse kohta tagasi. Ja ega suures pildis ei olnud nagu midagi muutunud, lihtsalt, et ma olen ravil käinud ja ravi oli peal, mis natuke aitas küll tuimendada neid emotsioone. Ja siis tegelikult üks väga hea lahendus oli ka see, et emal oli üürikorter, tähendab linnas väike siuke korter ja ütles, et tead, ma ei näe muud võimalust, kui Madis viia linna, teise keskkonda. Ma varem olin tegelikult sellest rääkinud, ka ma tahaks kooli vahetada, ma ei taha siin keskkonnas enam viibida, ma tahan teise kohta minna. Ja siis see aitas ka päris palju see keskkonnavahetus. Ma ütleks isegi see keskkonnavahetus võis olla isegi samaväärselt tähtis, kui oli need ravimid. Sest see ikkagi see, et ma sain uude Tallinn, suur pealinn. Keegi ei tunne. Ma tundsin siukest leevendust, mõtlesin, et issa ma võin olla see, kes ma tahan minna poodi ja teha kõiki asju, mis ma tahan, aga ikkagi olin depressiivne. Ja siis ma mäletan, et vaikselt hakkas paremaks minema ja vaikselt hakkasin oma elu üles looma uuesti, et oligi nii, et ma sõbra kaudu, siis koolivenna kaudu sain lõpuks endale töö. See oli nagu mitu kuud hiljem siis pärast seda, kui ma sinna Tallinna korterisse tulin.
ja Tallinna korterisse tulid, siis oli sul kool läbi või käisid koolis edasi? mul oli kool pooleli, selles oligi probleem, 10. klass jäi pooleli. Sa vahetasid kooli? Vahetasin kooli, aga mitte kohe, sellepärast, et ma ei suutki kohe minna, ma ei olnud võimeline kooli uuesti minna. Aga ema, see koht nagu nii-öelda emal tekkis, et ta usaldas sind, sest varem sa olid ju suitsidaalne, on ju, et ta usaldas sind nagu nii-öelda üksipäini, et davai. Ei olnud üksipäini, oli ikkagi niimoodi, nad tegid vahetustega, et vanama ema, nad ei olnud, see olekski tegelikult mõnes mõttes võib-olla hea, aga mõnes mõttes natuke ohtlik ka, et ei tea, mis Madis mõtleb või teeb. Olidki vahetustega, üks päev, pool päeva oli vanaema, sõitsidki maalt linna marsadega ja kordamööda olid ja pidevalt olid mu juures ikkagi. Et sel hetkeni, kuni mul hakkas sõber elama minu juures ja siis me hakkasime koos tööl käima. Ja see, ma veel kooli ei olnud lõpetanud, mul oli 10. klass pooleli. See oli nagu suur siuke edasiminek. Ma tundsin, et nagu töökeskkond, ma olen tubli, ma käin tööl, tegin laotööd, lihtsalt laotööd, aga ikkagi see, et ma tegin seda, see oli kuidagi nagu ja sõbraga veel koos. Päeval olime tööl, õhtul läksime natuke trenni, pärast mängisime arvutimänge koos. Ma ütlesin emal ka mega lahe. Ja siis, aga see ei peatunud selle juures, mu teekond ei peatunud selle juures, mul läks tõesti paremaks. Järgmine hetk oli see, et ma läksin õhtukooli, võtsin poole kohaga sama tööga ja vähendasin koormust, läksin õhtukooli. Seal läks paremaks, et hinded tulid kaunis head ja 10. klassi lõpetasin ära ilusti 5 ja 4. Ja mis mulle meeldis selle juures oli see, et seal ei olnud ühtegi õpetajat, kes oleks mu sugulane. Ja kusjuures see oli meeletu teistsugune tunne, et see oli nii vabastav tunne, et sisust keegi ei tea, sest sa oled nagu tühileht, lähed sinna kooli. See oli nagu lahe. Aga mis siis juhtus sellepärast, et nagu praegu nagu loost on see, et nagu läkski üles minek ja elu läheb järjest nagu paremaks. Aga su vaimse tervise probleemid ei lõppenud seal, et mis siis juhtus? See oligi kõige nagu kurvem selle juures see, et ma sain jalad alla, hakkasin ise teenima, läksin isegi autokooli ja kõik siuksed asjad trennis ja vorm läks paremaks ja kõik siuksed asjad läksid heaks. Aga mäletan, ma olin 1 aasta, 1,5 aastat seal tööl olnud. Suvine aeg oli, kollektiivpuhkus oli justkui nagu puhkuste aeg ja kool oli läbi selleks hetkeks ja suvepuhkus. Ja siis ma hakkasin nagu mingid nagu siuksed mõtted olema, millest ma ei saanud päris täpselt aru, mõtlesin, et nagu mind jälgitakse, keegi kõhis, ütleme teisel pool tänavat, mõtlesin, et huvitav, kas ta mõtleb minust. Ma hakkasin sõbraga arutlema ja nagu rääkima nendest asjadest, ütles, et mis teed nalja või millest sa räägid nagu. Ja ma ise ei saanud aru, aga see kestis 1-2, kui ma rääkisin nagu siuksed aina rohkem ja rohkem siukse ajuvabasid asju. Kuni siis selle hetkeni, et mu sõber ikkagi võttis mu emaga ühendust, et mulle Madisel ei ole vist päris korras kõik. Et mis ta siin räägib, et nagu tunnetab ja näeb ja kuuleb teisi, et nagu justkui Madis on nagu igal pool. Aga tegelikult no sõber nägi tavalist pilti ja pluss nagu räägib oma ette natukene ja need süvenesid kuni selle hetkeni, et tekkis psühhoos. Ma ei teadnud, et mul üldse oli see. Tegelikult võib-olla oli juba 2 kuud see psühhoos kergelt peal. Selle hetkeni kuni täiesti välja läks. Aga mis see tähendab psühhoos peale tuli? Mis see hetk nagu sinu jaoks oli või... No mul on tegelikult elu jooksul väga palju psühhoose olnud, mul on mingi 5-6 tükki olnud erinevate astmetega, ma ütleksin, et on ka erinevate astmetega, mõned on nagu väga rasked psühhoosid, kus on siuke tunne, et sa ei saagi sellest võitu. Mõni on olnud siuke keskmine, et mis nagu sa tunnetad, saad midagi aru, ei saa ka aru, et nagu ma võin mingid näited tuua ka, mis see psühhoos tähendab. Näiteks ongi, olin trammis, Jumal esitas mulle küsimuse, mis on kõige seksikam naiste värv, juuksevärv üldse ja vali nende värvist, et kas see on blond, brünett või punapea. Kuulsid nagu Jumal esitas sulle küsimuse? Just, Jumal esitas mu pähe nagu küsimuse. Mina arvasin, et see ongi nagu Jumal võttis mu otseselt ühendust ja küsis, mis on see kõige õigem juuksevärv, mis on kõige ilusam juuksevärv. Ja mul tekkis õudne higistamine ja pinge, et mõtlen, ma pean nüüd kiiresti ära otsima siin trammis, kellel on. Ma nägin siin tõesti punapead, brünetti ja blondi ja hakkasin otsustama ja siis ma nagu Jumal nagu ütles, et sa pead nüüd otsustama, varsti nad väljuvad sellest rammist. Ja ma mõtlesin ja lõpuks, kui nad hakkasid välja minema, ma ütlesin, et blond. Aga ma ei olnud kindel, sellepärast ma lihtsalt valisin. Aga minu jaoks oli reaalsus. Muidu tavainimesel ma räägiks seda juttu, siis nagu see kõlab nagu nii ebarealistlikult ja ajuvabalt. Aga sellel hetkel ma võtsin nagu tõe pähe seda. Ja siis tuli näiteks trammist maha. Mingi hetk oli selline, mäletan, et lilla rekka tuli, lillat värvi rekka. Ja ma vaatasin seda minu lähedalt sõitis mööda tee kõrvalt. Ja siis ma mõtlesin siukest mõtet, kas ma olen nüüd gei või ma olen homoseksuaal või? Kas see tähendab seda, et see lilla rekka minu juures sõitis mööda? See märk sellest, et mina olen nüüd homoseksuaal. Siis ma olingi segadusest, ei saanud aru, olingi nagu
omas mõtetes ja nagu ei saanudki aru, mis toimub. Ja mul olid mitu sellist episoodi veel, kus räägi mingi Mongi lugu oli ka sul. Mongi lugu oli väga palju teleka ja raadioga, näiteks mingit laulu kuulsin, siis ma võtsin igat laulu sõna, ingliskeelne või eestikeelne, nagu tõe pähe. Et on kusagil sinu elust. Näiteks just, et nagu mingi sun is shining, look out the window, näiteks midagi sellist. Läksingi, tegin akna lahti, vaatasin, naersin päiksele otsa niimoodi. Ja see oli veel nagu lihtsam. Kõige raskem oli siis, kui ma otsin mingid siukseid keerulisemaid punkte. Näiteks vaatasin mingi saade ajalooline saade History Channelilt Hitlerist näiteks. See oli minu jaoks nagu üks tumedamaid psühhoosi nagu mälestusi, kus oligi niimoodi, et me kõik teame, mis Hitler teinud on ajaloos, aga mina ei võtnud seda, et ma justkui oleks tema, ma otsin tema raskuse, tähendab, ma otsin nagu mina Madisena, nagu oleks Hitler, mina oleks need teod teinud Madisena ja siis ma otsin, et issa, mis ma teinud, on tapnud inimesi, koonduslaagreid. Mina olen sellest kõigest süüdi. Ja siis ma otsingi läbi enda seda, mis ma nüüd tegema pean, et seda korvata kuidagi, siis ma mäletan, oli tööpäev veel. Läksin tööle, kui õnneks oli mu sõber lähedal, matatsitootehas oli see. Ja mina mõtlesin ainuke lahendus, kuidas ma saan natukenegi korvata seda maailmale, mis ma teinud olen, hävitanud ja linnu ja pommitanud ja mida iganes veel. Ma panen selle käe masinasse, sinna maratsi masinasse, mis oleks ilmselt mu käe ära hävitanud vähemalt ühe. Ja siis hakkasin seda vaikselt panema sinna masinasse. Ma olin nii sealt, ma kartsin, aga samas mõtlesin, ma pean selle tegema, see kuidagi korvab seda süütunnet, mis mu sees oli. Ja siis mu sõber oli õnneks lähedal, ma mäletan, et ta tuli minu juurde, raputas mind. Madis, mida sa teed? Tule mõistusele. Ja siis korraks nagu tuli nagu selgeks tuli, et sain aru, et mida ma teen, et mida ma just praegu tegin. Ja nii see läks, kuni selle hetkeni, et sõber rääkis ma ikkagi päris tõsiselt mu vanematega ja emaga siis ja vanamaga ja siis kutsuti jälle kokku ja läksin haiglasse. Aga selleks hetkeks ma olin võib-olla 2 kuud juba elanud selle psühhoosiga, et ma nagu tegelikult olin täiesti omas mullis. Ja ega nad aru ei saanudki algul, kuni sõber hakkas rääkima neid lugusi. Ja siis, kui ma haiglasse sattusin, siis mul pandi jälle väga suur hulk ravimid peale, kus tõesti need aitasid. Kohe lähme podcastiga edasi, aga tahtsime sulle öelda suur aitäh, et sa meid kuulad ja vaatad ja usume siiralt, et igaüks saab igast episoodist vähemalt ühe kasuliku infokillu, et oma lähisuhted veel paremaks muuta. Tõepoolest suured tänud ja Kristo, mulle tundub, et nii mõnigi kuulaja vaataja ei ole veel praegu vajutanud seda nuppu follow, jälgi, subscribe. Palun tee seda, sellepärast, et see aitab seda tasuta sisu teieni tuua. Ja veel rohkemate inimesteni viia. Ja kindlasti vaadake ka meie kodulehte, kus on ka selline kutsu külla sektsioon, sest paljud teist, nagu meiegi, ma arvan, käite kuskil tööl või olete ettevõtjad ja me teame ise omast kogemusest, et kui kodusuhted on pekkis, siis tegelikult see tuleb tööle kaasa. Ei ole niimoodi, et ma jätan need koju ja tööl on otsene seos tulemustega. Otsene seos tulemustega. Nii et kindlasti vaadake meie kodulehte ja kutsu külla sektsiooni. Aga nüüd lähme podcastiga edasi. Ja ootas, sa sattusid siis psühhoosiga haiglasse ja see on nüüd teine kord, kui esimene oli depressiooniga ja nüüd on psühhoosiga. Just. See oli esimene mu psühhoosidest, kus ma sattusin. Ausalt, ma olin nagu omas mullis algul nädalate sees, esimesed nädalad. Võtsin ravimid jälle korralikul hulgal ja mäletan seda, et uni oli ainuke aeg, kus mu aju puhkas ja kus ma nagu ei olnud need ajuvavad mõtted. Et ma isegi mäletan, et ma ärkasin üles ja mu koer tuli haiglasse ja ma sain aru, et ma saan koerast aru, ma oskan koerte keelt. Ta niutsus, mina rääkisin talle vastu, tema niutsus, mina rääkisin vastu ja ma mäletan, et ma sain aru, mis kõige häirivam oli, mis mul meeletult kurnas maju, oli see, et ma sain aru, et inimesed mõistavad, kuulevad, mida ma mõtlen. Et ükskõik, ma mõtlesin, issand, kui ma mõtlen niimoodi, kuulevad seda. Kui ma mõtlen niimoodi, siis kuuled seda, ma mõtlesin, et issand, et mul ei tuleks mingit ebarealisti, mingit lolli või sellist imelikku mõtet, et mõtlen, et kuulevad ja seda, siis lihtsalt ma olingi omaette naersin seal ja mõtlesin, et ja üritasin nagu maha salgata, ma kõiki mõtlen nulli tõmmata ennast mõtetega, mõtlesin, et ära mõtle. Ja olin seal haiglas niimoodi oma psühhoosiga, aga siis oli see, et ikkagi mingi hetk jällegi, nagu depressioonigagi, ravimid hakkasid mõjuma. Siis ma olin jälle 6 nädalat. Ja siis mingi hetk oligi, kus ma 5. 6. jälle lõpus, siis tegelikult need ravimid ongi nii, nad ei hakka päevas kohe mõjuma, nad tuimestavad algul, aga lõpuks võib-olla 3, 4, 5 nädala pealt nad hakkavad ikkagi mõjuma. Ja siis vaikselt mu psühhoos hakkas taanduma. Küll aga mis jällegi negatiivne pool oli selle juures see,
et mulle pandi diagnoos, kui algul oli depressioon, siis pärast pandi skisofreenia. Ja kui siis ma olin juba 20, ma olin siis juba ennast üles töötanud natukene tööga ja niimoodi läks paremini. Ja siis võttis teist korda mind jalust maha ja ma ütleks isegi, ma ei ütle, et ma ei saa võrrelda neid depressioone, täiesti erinevad depressioonid, aga mul tekkis uuesti depressioon sellest, et mul on skisofreenia. Ja ma ütlesin, et ma olen 20, mul on skisofreenia diagnoos. Ma olen alles elu alustanud, mul just hakkas elu nagu hästi minema, mul oli just tööd, kõik asjad läksid paika. Ja nüüd mul on skisofreenia diagnoos ja ma olen olnud poolteist, siis sellel ju oli isegi 2-3 kuud tegelikult kokku, enne haiglat ka. Olin omas maailmas, see elu oli minust läinud. Pekki. Ja siis mul oligi see, et mul olin halvas augus, töötasin ülesse, jälle täiesti nulli tagasi. Mul kadus kogu see lootus ära, mul kadus igasugune nagu selline mõte nagu elada või mõte üldse edasi pingutada. Ma mõtlesin, et mis saab üldse tulevikus ja ma mõtlesin, kes mind üldse tahab ja kas ma üldse saan enam kooli. Ja mis veel psühhooside juures ma märgin ära, et see on ikkagi vaimsest tervist räägime päris palju. Ei ole ainult see, et sul psühhoos lõpeb. Minul oli see, et mitu nädalat pärast taandumist oli mu aju võimekus nii madal, et kui ma sõpradega tegin mingit lauamängu, ma ei saanud praktiliselt mingit lihtsast täringu mängust, kus nuppudega käia, ma ei saanud aru. Näiteks ma veeretasin täringu 5 küll, ma näen, et selline 5 kirjas. Mis ma nüüd tegema pean siis? See käidu 5 pükki, ma sõbrad näitas ette, käidu 5 aastat edasi. Nii lihtne see ongi. Ja siis nad ise vaatasid ka kohkunult otsa, et Madis ei saa aru sellest loogikast. Ja see ehmatas ka mind, aga see õnneks oli see, et ajaga ikkagi vaikselt taastusse. Aga see ikkagi ehmatas selles mõttes skisofreenia diagnoos, see, et mu aju võimekus oli, ma ei tea, 1-aastase, 2-aastase lapse tasemel, et kõik siuksed asjad nagu ehmatasid mind ikka päris palju ära. Ja siis ma sattusin depressiooni ja see depressioon kestis kauem. See kestis kauem, see kuskil 4+ kuud, täpselt ma ei mäleta, aga 4-5 kuud ta kestis. Ma olin voodirežiimil. Ma olin nii voodirežiimil, et ma isegi kohati ei tahtnud WC-sse minna. Ma ei tahtnud peeglist mööda jalutada. Ma võtsin 30 kilo veel juurde. Palju sa kaalusid siis? Siis ma kaalusin 40 peaaegu. Ossa. Ja mäletan, et siuke episood oli, et vanaema oli külas ja ta vaatasime lihtsalt, kuule vaatame mingi spordisaadet, kergejõustikku vaatasime sellel hetkel. Naised tegid mingit sprinti, naised on ka kaunis atleetlikud kergejõustikus, sõltub alas, ma 10 võistlejad vist oli see. Ja ma nägin seda pilti ja ma teadsin, et ma olin varem spordipoiss ja vaatasin, et lihastes siuksed vormis naised ja vaatasin ennast. Siis ma läksin nuttes lihtsalt teise tuppa, magamistuppa, ütlesin, ma ei taha praegu voodist tõusta ülesse, et ma ei taha seda reaalsust nagu enda ellu, et tahangi olla seal voodis ja mäletan, siuke hetk oli ka, et siis mul oli toksisin internet ülesse, top 10 kõige lihtsamat viisi, kuidas ära surra. Et ma vaatasingi, et mis need on, et ma ei taha siin elus olla tõesti, ma ei taha niimoodi, et ma piinlen vaimselt, aga samas ma ei taha piinelda lahkudes ka. Vaatasin, mis oleks need kõige lihtsamad versioonid ja tõesti, seal on olemas, netis on olemas siuksed asjad, et sul ütlevad sul nõustada, et mis on kõige lihtsam viis, kuidas nagu inimene lahkuks. Ma saingi aru, et üks lihtsamalt on ravimitega üle panna. Et seda ma muidugi ei teinud, ma ei suutnud seda teha õnneks, jumal tänatud, aga ma vaatasin igapäevaselt neid erinevaid asju. Ja mida ma veel vaatasin, mis oli maaline kohati, ma olin nii nagu sünges augus, ma vaatasin mingit, lugesin netis, ma mäletan, olin voodis kogu aeg, läbakast mingit mõrvarite mingisuguseid elulugusi. Et ma tundsin, et ma olin nii sünges augus, et kuidagi sellist teisest süngest asjast lugeda oli natuke kergem, kui nagu midagi positiivset lugeda, näiteks, et kellelgi läheb hästi ja niimoodi, ma ei tahtnud nagu, tahtsingi omas mullis olla, omas haiges mullis. Ja siis oligi, et ma ei saanud voodist välja. Ema üritas, ma mäletan igapäevaselt midagi, kuule, lähme heasse kohta sööma, kuule, lähme jalutama täna, natuke liikumagi. Ja lõpuks oligi, et ta kuude kaupa üritas kuni selle hetkeni, et ma ütlesin, et jaa, okei, lähme siis teeme selle jalutuse ära. Kuigi ma ei tahtnud eriti ja ma tundsin ennast nii halvasti ja ma olin nii vormist väljas, et me tegime vaevalt kilomeeter kõndi väljas värske õuges. Ja ma olin jumal läbi omadega. Hingeldasin, väsinud olin ja siis ma jälle langesin natukeseks tagasi sellesse auku. Ja siis ikkagi mäletan, et hakkas korduma need jalutuskäigud. Kuni selle hetkel mäletan, et Mono tegi niimoodi, et tuli läbi mu poolt. Ta rääkis mulle trennist mitmeid kordi. Aga ta oli siuke konkreetne kuju, ta ütles, et nüüd nii, spordikott kokku, riided selga,
lähme trenni jõusaali ja algul see kohe ei töötanud, aga ikkagi ta oli nii konkreetne, et nagu pluss meesfiguur ka, kuidagi mul on meeste vastu nagu olnud lapsepõlves ja siiamaani nagu niisugune tugevam nagu mitte austus, aga nagu selline nagu sihuke, no ütleme sihuke jõuline meesfiguur, et see andis mulle siukse aukartust ja sellist tunnet, et ma julgenud talle vastu öelda, ma julgenud, emale ütlesin, on lihtne ei öelda, aga onule ma ei suutnud. Oli hea, et ma ei suutnud, sest ta viis ma jõusaali. Ma käisin igal pool tema selja taga nagu varjuna nii-öelda rohkem, aga ta näitas mulle kõik asjad ette ja see jalutamine mõjus hästi, aga see jõusaal, mis tegi minuga, see oli hoopis teine asi. See oleks olnud nagu, käisin seal ühe korra jõusaalis ära, mäletan, et ma helistasin emale, kuule ma tahan uuesti minna. See oli äge, ma tahan uuesti minna. Ja siis mäletan, et 2 korda nädalas me käisime mõned kuud niimoodi ja siis ma panin ühe korra trenni juurde endale, tegin ise ka veel eraldi juurde ja jälle hakkas mu elu paremaks minema vaikselt. Et see läks küll väga aeglaselt, aga ikkagi hakkas üles minema. Kuni sel hetkel, et jälle jätkasin kooli, hakkasin tööl käima aga ma ütlen ausalt, et mul tegelikult elu jooksul on olnud ikkagi 18 korda, kus ma olen vaimuhaiglas olnud, psühhiaatrihaiglas. Kokku 18? 18. Ma olen kokku lugenud korrad umbes, et ma tahaks teada, mis ajaline vahe on, kui ma olen olnud tegelikult haiglas sees. Ma olen haiglas sees olnud peaaegu 2 aastat nagu oma elust. Ja arvesta selle juurde, seda võib põhimõtteliselt korrutada 3-ga, sellepärast, et see aeg, mis oli ennem ja pärast on pikem kui see haiglas oleku aeg. Ehk siis tegelikult oma elust ma olen kaotanud võib-olla 6 aastat. Kokku aega? Just kokku aega, mis tähendab seda, et see on täiesti nagu võimatu õppida, võimatu normaalset tööd teha ja selle tõttu ma oligi. Kas see nagu suhted on mõjutanud? Väga palju, eriti nagu alguse aastatel. Esiteks ma olen jõudnud julgustki, et ma ütlesin, et kes see minusugust ikka tahab skisofreenia haige, ülekaalus, küll hakkasin küll trenni tegema, see oli hea. Aga ikkagi see enda, mul oli niigi siuke enesekriitiline. Väga pekkis ikkagi. Enesekriitiline olin ja kui sul on veel skisofreenia diagnoos noore mehena, mis see veel enesekindlusega teeb. Et pluss, et mul olidki nagu siuksed lühemad suhted, et kui ma tegin jõusaalis, ütleme, käisin, ma ikkagi mingid suhted leidsin, aga need ei olnud pikad, sellepärast, et iga kord, kui see välja tuli või ma sattusin haiglasse, siis ikkagi loobuti või siis kardeti väga palju. Mõeldi, et issand, et ehmatus ja kardeti, et lihtsalt selles suhtes, et mis haigus on, et see müstiline, paljud ei tea täpselt, mis see skisofreenia on, et hirmuäratav haigus ikkagi väga nagu suure kõlaga. Depressioon on nagu ka halb, aga ta on ikkagi nagu inimene nagu arusaadava, mis inimene tunneb enam. Veidi hoomab rohkem, jah. Just. Ja siis oligi, et paljud suhted lõppesid ja mingi oli vist kõige pikem suhe oli 1 aasta, aga mis kestis jah, aga see oli mul headel aegadel ka. Aga ma ütlen, kui küsimus oleks see, et miks mul oli nii palju need haiglas käike, ma tegin ka vigu, palju vigu, nagu oma tervise suhtes. Ma tegingi sellised vead, nagu kuna ma ei tunnistanud endale seda haigust, vähendasin ise ravimid oma peaga, väga suur viga, jätsin ära ravimid, väga suur viga. Kui sul on selline haigus, sa pead sisuliselt terve elu võtma ravimid ja arstiga koostööd tegema. Et sa ei saa nagu oma peaga teha seda asja. Peavad olema nagu ikkagi... Et enesetunne on hea, kuule mul äkki pole rohkem vaja. Just, või mõtled veel hullemini, et mõtled seda, et need ravimid ise teevad mind haigeks. Et tõesti, nendel ravimitel on päris suured kõrvalmõjud. Söögisu tõus, kaalutõus, suukuivus, siiamaani kogu aeg, et maksaneerunäidud pidevalt peavad olema tšekis, et pead kogu aeg vaatama. Praegu mu neerunäidud jälle kõrgeks läinud. Pluss on kliendid osad küsinud, kes tulevad nõustamisele, et mis su kogused on, et mul on näiteks 10 milligrammi, keegi küsib, et näen, mul on 10, mul on väga raske seda võtta, ütleb klient, mis sul Madis on? Siis ma ütlen, mul on 800 milligrammi, 800, mis on nagu maksimaalne doos, siis ütleme, ta on nagu selles mõttes mitte maksimaalne doos, aga ta on nagu selline doos, mis veel on nagu standardite mõistes, et nagu okei võtta, aga mul on olnud ka 1500 see, mis on nagu üle mõistuse kõrge. Miks mul on nii kõrged doosid, on see, et vereanalüüsiga saab selgust, kas see aine on sul kehas või ei ole. Ja kui see aine pidevalt pannakse kõrgemaks, ikka ei ole see optimaalne doos käes. Kuni selle hetken, et nüüd on optimaalne doos käes, Madisele sobib see suur annus ja sobiski. Ja oligi nii, et minule lihtsalt sobis lihtsalt see suur annus.
nii et sa käisid siis põhimõtteliselt nagu üles-alla kokku 18 korda nii-öelda haigla vahel, psühhoosid tulid vahepeal peale, läksid paremaks, depressioon oli, kehakaaluga said trenniga enam-vähem nagu hakkasid nagu normi saama, eks ju. Siis millal sul viimane haiglas käik oli? 2018. Ehk siis umbes 7 aastat tagasi oli see, kus sul on, ehk siis 7 aastat oled sa suutnud enda stabiilsena hoida ja oma vigadest õppida nii-öelda ka? Ütleme, vigadest õppida kindlasti, aga nii stabiilne kui vähegi võimalik sellise haigusega on. Selles mõttes, et täielikku stabiilsust on praktiliselt võimatu loota sellise haiguse puhul. Aga mul on, ütleme, nii hea, kui on võimalik sellise haiguse puhul. Aga ma olen palju vaeva nägema selleks. Kas sa nii-öelda tead ka, mis on nagu, ma ütlen, kui skisofreenia ka, kui see nagu meile ka seda ütlesid, eks ju, see on nagu ikkagi hirmutav selles suhtes, et ja see teadmatust on nagu palju. Kas on nagu mingi müüdid või valeuskumused ka selle kohta või et midagi, mida sa tahad skisofreenia kohta näiteks ümber lükata või midagi nagu öelda, et inimesed mõistaks nagu paremini, sest ja kui palju üldse skisofreeniat näiteks Eestis on? 1% rahvastikust umbes. 1% lausa? 1% ja, et see on nagu üle maailma tuntud skisofreenia keskmiselt 1%, mis on tegelikult päris suur hulk. Nagu tundub väga suur hulk. Ja seda on läbi ajaloo kogu aeg, et selles mõttes vanasti oli lihtsalt niimoodi, et pandi tsirkusesse kaugelt lihtsalt mingi oksakesega kiusati ja niimoodi vaadati nagu imelikke loomi. Siis tegelikult tänapäevase teadlikkus ja nagu võimalused, meditsiin on nii kõrgeks läinud, et selle koha pealt, et tegelikult saab skisofreenia haige elada enam-vähem okeid elu, normaalset elu. Aga agressiivsus kardetakse, et noaga mehed, et nagu siin oli üks juhtum, mõned avades väljakul, üks meest oli noaga, kes võis olla vabalt psühhoosis näiteks. Kardetakse, et on ülim agressiivsus, tegelikult ma kummutaks selle, inimene elab pigem enda sisse ja ta on enda mõtetes ja pigem ta on isegi endale ohtlik kui teistele. Võib teatud olukordades juhtuda, kus see inimene on ka teistele ohtlik, aga seda on pigem vähem. Siis, et skisofreenia haiged ei ole rumalad. Võivad, nagu inimeste seas on kõik erinevad IQ tasemeid, siis tegelikult skisofreenia haige aetakse tihti segamini intellektipuudega. Et nagu lapse tasandil mõistus või niimoodi. Ei ole tegelikult, näiteks John Nash oli ju tegelikult Beautiful Mind. Skisofreenia haige, näiteks hea näide ja geenus sisuliselt, matemaatika geenus. Et on võimalik olla täiesti nagu igas tasemes, nagu erinevad ikka inimesed on. Agressiivsus, intellekt, siis jah, võib-olla nagu, et mis see skisofreenia üldse on, et selle mõttes, et müüt on väga palju tekkinud sellest, et kuidas filmi vaadatakse, et enamus õudusfilmid kui on, et siis on mingid killerid, siuksed ehmatavad kujud, ütlema, või mingid siuksed ohtlikud või ebameeldivad. Et pigem sellised asjad, mis nagu tegelikult täiesti võib teistmoodi olla, et ei ole nagu niimoodi. Aga sul nii-öelda see läks, ütleme edasi niimoodi, et sa vist juba siis, eks ju, kui sa nii-öelda kauas sa oled olnud? Korra, ennem kui sinna edasi lähed, ma tean, et sul on teema edasi, ma tahaks korra veel selle vana teema nüüd lukku tõmmata nagu nii-öelda. See sai kõik alguse sellest koolikiusamisest. Seal olid need magamatused, seal oli see piinlikkuse tunne, allasurutus ja kõik need asjad, on ju. Sai see kõik see sul alguse Madis. Tegelikult ma arvan, esimesed märgid olid ikka need, mis jutu alguses alustasin, unetus. Ilma ühegi nagu suure kiusamisest algas unetus. Ma olin juba hell nende vaimse tervisega, juba hell niigi. Ehk siis soodumus? Soodumus oli. Aga keskkond on see lüliti, mis selle lõi lahti? Jah, ma ütleks tänapäeval üldse, kuidas skisofreeniat on võimalik, et see tuleb üldse, ongi see, et soodumus, mingi soodumus tavaliselt geneetiliselt võib olla, garantiid ei ole, et see alati soodumusega tuleb, võib olla nii, et inimesel pole ajalust ühtegi olnud skisofreeniat perekonnas, aga keskkond on olnud nii negatiivne, traumeeriv, et ta lööb ikkagi välja. Ja muidugi mõnedel puhul, näiteks narko puhul on ka, et kes on näiteks kanepi suhtes nagu tundlik, kellel on soodumus, mõni võtab kanepit, ei ole suurt midagi, naerab ja sööb ja kõik on hästi. Aga mõnel on niimoodi, et tuleb skisofreenia ja jääb veel selliseks, et võib-olla ei saagi oma mõtetest lahti, et nii tundlik on selle kanepi suhtes, et ta jääbki nendesse mõtetesse ja mõni skisofreenia haige võibki olla niimoodi, et kui väga hull versioon on, sa ei saagi normaalsesse olekusse enam tagasi. Sõbrad, nii vajalik on teada, et nagu, et kui vähegi on, et sa ei näpiks mingid asju ja mingid aine, mida võivad sul täiesti pekki keerata selle asja. Ja noortel eriti ka. Psühhoosi johta, aga lihtsalt selle koolikiusamise nagu nii-öelda kokku tõmmata, et kas, kuidas sul endal praegu tänased tunded on?
et just selle kiusaja suhtes, et kes siis nagu võttis selle vastutuse, et mis... Ausalt öeldes mul ei ole ei positiivsed ega ka negatiivsed tunded tema vastu. Täpselt nagu mu enda isaga oli ka, et mul ei ole mingit tunded. Küll aga ma tean, kus ta on, kus ta tegutseb. Ta on ka treener, jõusallitreener ja kui me oleme paari aasta tagant korraks trehvanud lihtsalt kuskil linna vahel, siis me tervitame. Tavaliselt mina olen esimene, kes ütleb tere, aga me ei kätle ega me ei suhtle, me ei sõbrune. Lihtsalt nagu ma tean lihtsalt teda. Seda teemat pole rohkem käsitletud. Pole rohkem käsitletud ja ma pole selleni viinud ja küsinud, et ma lihtsalt nagu imestab see, et vabandust ei ole palutud siiamaani. Et nagu lihtsalt lihtne lause, et kuule, vaata silma, Madis, ma vabandan, tõesti, mul on väga kahju, et ma sulle nii tegin. Sellist asja ma ei ole kuulnud. Aga ma ütlen, ega ma ei oota ka seda. Ma ei oota seda. Aga ma olen nii ära unustanud selle, et kui lapsepõlve keskkonda minna, sest nagu ma ise kujutan, et nagu mul ka lapsepõlves juhtus asju ja mõnda inimest nagu nii-öelda ei ole mul kerge nagu nii-öelda näha, et mul on ka neutraalsus sinna tekkinud, sinna taha, et ma olen aru saanud, millest see tulenes, mul tekib empaatia, ma saan aru, et temal oli nagu nii-öelda keeruline, miks ta hakkas seda kiusama, ta sai mingisugust tähelepanu, mida ta kodus ei saanud ja kõik muud siuksed lood, et täiskasvanuna ma mõistan seda nagu nii-öelda kiusaja poolt ka. Aga täna näiteks, kas see keskkond, et kus sa nagu nii-öelda lähed, kas see veel mõjutab sind või mitte? See oma töökeskkond. Ei mõtle nagu vanematele lähed näiteks. Ausalt öeldes, kui ma lähen sinna Kose kanti, siis mul tekib väga hea nostalgia seal. Heas mõttes nostalgia. Okay. Mul on kõik need head mälestused. Trauma ei tule esile. Trauma ei tule üldse. Ma olen seda nii läbi töötanud. Mul on psühhiaater, sama psühhiaater 20 aastat. Mul on terapeut, kes tegeleb vaimse poolega. Siis mul on, pärast tuleb suhte teemat ka, et mul on erinevad terapeudid ja ma tegelen sellega, ma olen nii pikalt tegelenud sellega, et kui ma lähen sinna Kose maakanti, mis kunagi oli hirmus koht minu jaoks, nii ma vaatan seda, kui nagu sellist, ma ootan oma vanama juurde minekut, vanama on ainuke, kes veel seal Kosel elab ja mul on alati tore sinna minna. Mul ei ole ühtegi negatiivset, nagu selles mõttes, mul ei ole niisugust negatiivset tunnet ammu enam, et ma kardaks või kuigi mul oli aastad isegi pärast, kui ma olin nagu sellest lahti saanud, ma ikkagi kuskil 20 alguseni oli nagu natukene vastik tunne sinna minna. Aga nüüd ma olen nii läbi töötanud selle teema endaga, et pole probleemi üldse. Mulle pigem meeldib seal käia. See on hea kuulda, seepärast on näha, et teraapiaga on, et me ei kaota lootust. Et kui on niisugune olukord nagu nii-öelda juhtunud, et nagu nii-öelda reaalselt ka, et noorte puhul samamoodi, et vanemad ei kardaks seda, et pöörduda spetsialisti poole. Ja mulle meeldib veel see sinu puhul, et sa oled siis oma nii-öelda selle nõrkuse ja tegelikult ja selle nagu ütleme kõik need juhtumid pööranud oma tugevuseks. Ehk siis see on tegelikult, sa oled võtnud selle ja aitad teisi, kes sa oled pannud nagu tööks ja sa oled, kuidas sa nimetada, kogemusnõustaja, eks ju? Kogemusnõustaja treener, jah, et ma alustasin kogemusnõustajana. Alguses mul pakuti koolitust, taastumiskoolitust, 2014 vist oli Vaimse tervise keskuse poolt. See oli ka, kuidas ma avastasin selle, et pärast haiglaid mul ikkagi suunati sinna, et niisugune hea koht, kus käia. Ja siis pakuti seal koolitust, see oli, kuidas endaga hakkama saada paremini õpetus. Ja siis järgmine aasta pakuti juba kogemusnõustamise koolitust. Ja mõtlesin, et aga miks mitte proovida, et see on võib-olla mingi lisaareng või midagi sellist. Ma läksin, tegin selle läbi ja mäletan, et siis ma pakuti esimest klienti. Esimene klient oli suht nagu raske klient, selle mõttes, et ta üldse ei tulnud jutt välja. Ja mul oligi väga raske seda, mõtlesin, et kui see on nii raske, et kuidas ma seda tööd üldse teen. Aga mõtlesin, proovin paar korda veel. Siis läks lihtsamaks. Et oli nagu, kuidagi nagu see, et vaata arst on teadmistega, ülikooli haridusega, siis mina olin kogemusega. Et see on teine asi. Mõistad, nagu ja ma mõistsin, kuidagi ma sain aru, et enamus kogemusnõustatud sama diagnoosiga või depressioon, skisofreenia, skisoaftiine häire, selliste probleemidega. Ja siis ma saan aru, ma tean, ma oskan soovitusi anda, ma tean, mida ta tunneb ja saan lootust anda. Aga üliäge asi, mis sa teed ja mida me oleme isegi nagu välja toonud, kui peale seda, kui me sinu lugu oleme ka nagu kuulnud, et sa ei tee nagu neid isegi nõustamisi, ei ole ilusasti rahulikus ruumis seal kahekesi on seda, eks ju ka, aga sa viid selle asja välja, sa teed nagu seda liikumises trennis, et sa viid need kaks asja kokku. Eks need kaks positiivset kokku, räägi sellest ka. Kuidas sa jõudsid sellele, jah? Järgmine etapp oli juba see, et mul meeldis juba trenni teha. Mõtlesin, et huvitav tahaks veel midagi nagu lisa, et ma näen seda, et ikkagi meeste puhul oli see, et ei saanud jutusoone peale. Ma lähen sinna, et räägi endast, räägi enda murest. Paljud ei julgenud rääkida või nagu ei tulnud jutusoone peale.
Aga siis, kui ma hakkasin kuidagi seda trenni panema, sinna hulka hakkasin treenerite koolitustel käima, et õppida lisateadmised, kuidas nagu treenerina õppida. Küll ma ütlen, et Eestis otseselt ei ole sellist koolitust, kuidas nagu psüühikahäiretega inimestega treenida, aga üldiselt treeneri koolitused. Ja siis hakkasin proovima ja ma nägin, et see töötas maru hästi. Just nagu, mul ongi enamus on mehed, 90% ja noored naised ka, aga see töötas nii hästi just selle koha pealt, et kui muidu ei saanud jutu hoone peale, hakkasime esimesed seeriat jõusaalis tegema, hakkas jutt jooksma. Kuule, et mis sa veel toitumise kohta oskad rääkida, mis sa selle trennismise pärast ütled, mis sa peaks tegema. Tead, Madis, et ma ikkagi räägin natukene ka, et mis mul seal vaimse tervisega on, et tunnen praegu päris hästi ennast, ma alati küsin, kuidas on nagu enesetunne. Minu trennid, kui nagu klassikaline jõusaali trenn on pigem nagu siuke korralik on juba olema. Minu trennid on lähtuvalt enesetundest, et ma ei piitsuta. Enamus kliendid tegelikult mu eesmärgid, nende eesmärgid on sellised, kus tahavad lihtsalt paremat vaimset tervist, paremat enesetunnet. Ei ole eesmärk suured musklid, isegi kaalulangetus ei ole, kuigi mul on olnud peaaegu 200 kiloseid kliente, siis mul on olnud ratastooli kliente ja päris palju erinevaid, kuigi põhiliselt on depressioon ja skisofreenia olnud inimesed, kellel on sellised probleemid, siis tegelikult ma näen, et kuidas see mõjub just ja nad saavad oma selle enesetunnet parandab see treening igal juhul. Kõigil ja just. See on nüüd kõigile olenemata sellest, mis su vaimse tervise nagu olukord, kui sul on väga hea, teeb veel paremaks. Just. Ja paljudel ongi klientidele see, et nad ei saa, nagu mul oli, et ma ei saanud voodis püsti, ma ei saanud tennisest olema, aga kui sul on kellegi aeg pandud kokku treeneriga, sa tuled kohale, enamus tulevad kohale, väga harva, kui on niimoodi, et magab sisse või unustab ära, aga enamus tullakse kohale ja see ongi suur võit. Paljud teevadki trenni ainult siis, kui mina olen koos nendega. Ja see on suur võit, sellepärast, et ise, kui ta 1-2 korda nädalas käib, see on meeletult palju parem kui 0. Isegi 1 kord nädalas kordades parem kui see, et sa oled voodis kogu aeg. Ja mõni ongi, et tulebki 1 kord nädalas mulle trenni, aga see aitab teda nii palju, et ta saab nagu mingi regulaarsuse. Ja mõni hakkab rohkem ka tegema. Väga ilus, eks sa oled kokku pannud seda, annad ajule seda hapnikku, annad liikumist, väiksed endorfiinid, väike natuke dopamiinid möllavad ja su vastuvõtlikkus on suurem. Ehk siis see tegelikult selle nõustamise nagu efekt on ka suurem, sest ta on vastuvõtlik. Jah, just, et ma nõustan samalaegselt teen trenni ja mis veel eraldi ma teen, ma ütlen, et kui sa ei saa kodust tulema, ma tulen sul koju ukse ette, me lähme koos, käe kõrval päris ei lähe, aga nagu lähme koos trenni, ma olen niimoodi ka teinud, kus sa tuled, ma tulen sul koju juurde, lähme ukse alla, lähme koos, seda on küll vähem, ma olen ka kodus trenni andnud, koos läinud jõusaali, saanud kuskil kokku näidanud, kus see jõusaal on, mõni kardab, et see, ma saan aru, et paljud inimesed kardavadki jõusaali selles mõttes ka, et esimest kord elus lähevad sinna, suured musklid on ju, mingi siuke hardcore muusika ja siuke suur keskkond, palju seadmes ajabki segadusse, hirmutab. Aga kui sul on treener ees, see on nagu sinu siukene tugisammas ja teadlik ka veel, kes oskab sul juhendada, et sul lähed koos temaga, sa oled nagu tema kaitsealune, et ei pea mõtlema, et keegi vaatab sind, sa oledki selle treeneriga koos, sul ongi hea olla. Ja pluss, et nagu ma näitasingi kõik ette ja olin toeks ja see ongi lihtne, sest tal endal nagu see pinge kaob ära ja siis ta tahab ise ka minna. See on metsa ka oled viinud kedagi või? Metsa, jah, metsa olen, tähendab selle jalutama just. Paljud isegi kirjutavad ka, kuule, Madis äkki täna jõusaali teeks, et läks jalutama hoopis. See on ka väga hea. Ja Jaapanis öeldakse need metsavannid, mis need on, et täiesti nagu väga kasulikud asjad. Pargiski jalutamine, eriti suvisel kevadisel ajal. No Jaapanis ma tean, ongi seal on, kui sa lähed, et kui sa oled depressiooni või vaimse tervise häirega, siis on arstil esimene ettekirjutis on sulle, et mine tee 3 kuud metsajalutusi stabiilselt kogu aeg järjest. No sama, mis me nagu ütleme ka, nagu oleme siin ka rääkinud seda, eks ju, Kristjan Port, spordibioloog Eestis, eks ju, tuntud samamoodi ütleb, et 1 tund jalutuskäiku nagu looduses ületab farmakoloogilise sekkumise, eks siis tal on nagu suurem mõju kui tabletil, lihtsalt tabletti on ka juurde vaja, eks ju. Anders Hansen. Mõnikord liikuva vanem aju samamoodi seal räägib, kui suur võlu on siis liikumisel, jooksmisel, kõndimisel on ju. Ja siis kõikidele, kes praegu ka kuulavad ja kes tunnevad, et enestunne on natukene nagu võiks olla parem, siis esimese asjana tee see tund aega liikumist õues ja vaata, mis tunne sul siis on ja aju saab hapnikut juurde, näed uusi perspektiive jälle nagu juurde. Isegi kui on nagu ei ole. Aga nagu Madis ütleski, et ega samamoodi nagu tabletti äkki esimese pauguga mõju ei ole ka see esimene jalutuskäik, mis kohe sulle mõju annab. No see parem on, sul on kohe parem. Aga see on nagu regulaarsus. See regulaarsus tekitab selle mõnu või selle mõju tunda nagu nii-öelda, et sul
mulgi praegu elus on natukene kuidagi vastavalt selle ilmale mustemad mõtted on ju, aga ma tean, et see jõusaal, jääauk ja hommikune jooga nagu nii-öelda hoopis teine asi nagu nii-öelda, see hoiab nagu sihti ees, eks ju. Sihti ees ja tulevad positiivsed mõtted. Aga teeme väikse piooti ja lähme natukene teemadega edasi ja ikkagi meil on siin suhtesaade ka ja sa siin juba ütlesid, et pikimad suhted olid seal 1 aasta ja neid sa väga hoida ei saanud, ei osanud, ka see haigus, eks ju, mängis nagu oma rolli. Aga kuidas praegu lood on? Praegu on elu parim aeg selles mõttes, et on naine, abielus oleme ja 2 väikest last, et nagu see nagu ebareaalne tundus mulle ebareaalne sellel hetkel, kui mul see haigus lõi välja. See üldse võimalik? See võimalik, ma mõtlesin, et nagu esiteks, kas nagu nii pikka suhet saab üldse, et kes muga saaks olla nii kaua koos ja see, et kuidas ma hakkama saan, kui ma isa olen näiteks. Ega ta kaua ei ole olnud, eks ju, te olete 3,5 aastat. 3,5? Ehk siis 2022, eks ju, on nagu see just, kohtumise. Ka podcasti. Kuidas te kokku saite, jah? Tähendab, tema sõbranna siis tegi siuke fitness podcasti ja teemaks oli seekord siis trenn ja uni ja kutsus minu saatesse ja siis me ajasime juttu seal ja nad olid väga head sõbrannad ja mu naisel on ka tegelikult vaimse tervise taust, et tegelikult tal on ka depressioonipõdend, läbipõlemist, ületöötamist, pingeid, ärevust väga palju olnud. Et see teda väga huvitas ja siis ta kuulis seda podcasti, et vau, rääkis selle sõbrannaga ka, et kuule, et see Madis, et tundus väga põnev jutt, et nagu ja pluss ma olin suhelnud tema sõbrannaga rohkem, siis ta rääkiski minust natukene ja siis järgmine ette kirjutas mulle, praegu on naine siis kirjutas mulle, et kuule, et sul oli väga vinge, hakkas Instagramis jälgima, kirjutas väga vinge nagu podcasti osa, et ma ei tea, et sul on nii huvitavad jutud, et ma tahaks rohkem kuulda sellest, et lähme kohvile näiteks. Ja siis ma ütlesin, et no okei, et miks mitte, et räägime edasi, et miks mitte. Ja niimoodi see läks, et meil on väga nagu 3,5 aastat küll, aga väga ladusalt on näinud selles mõttes väga nagu kiiresti küll. Aga kõik läks nagu justkui olema pidi, et oligi nii, et tutvusime. Siis paar kord hiljem jäi rasedaks. See oli siis nii-öelda kogemata, ma saan aru või? No jah, see on ette planeeritud, aga selles mõttes me mõlemad tegelikult olime sellised, kes tahtsid lapsi väga. Okay. Ma lihtsalt ei uskunud, et see võimalik on, nagu selles mõttes, et nagu kuidas ma hakkama saan. Ja ega oligi, et jäi rasedaks ja siis oli muidugi lihtne selles mõttes, et minul oli veel lihtne, aga naine oli veel juba rase, et hakkas väsimused asjad tekkima. Aga esimene laps sündis siis aasta põhimõtteliselt hiljem, kui me tutvusime, see oli märtsi lõpus, 2,5 aastane, varsti saab 3. Ja muidugi selle aja jooksul on tegelikult väga vinge aeg olnud, aga katsumusi on ka korralikult olnud ja minu see vaimse tervise hoidmine on isegi veel tähtsam kui ennem, sest ma pean olema vaimselt vormis lapse jaoks ja naise jaoks, laste jaoks, koera jaoks ka. Okei. Mis see sinu puhul tähendab? Mõtlen näiteks nagu seesama, nagu kui tähtis on uni, eks ju, ja siis me teame nagu lapsevanemana, et ma ei tea, seda nagu väga palju ei ole. Kuidas see nagu mõjutab või kuidas on näiteks siuksed lihtsad asjad, nagu ütleme, kus see kõik algus saab, kus see augud tekivad? Ja see on tegelikult meil väga arutleme sellest palju ja käime mõlemad teraapias eraldi, paariteraapias, kui läheb nagu raskeks. Ja me teemegi niimoodi, et meil on kindel rutiin, et enam 9 läheb magama perena, kogu lapsed ja kõik. Siis mina magan esimese ööpooles kuskil 9:03 vähemalt 4. Naine, kui on vajadus toita või midagi, siis ta on üleval. Ja siis, kui mina ärkan, siis kuskil 4-5 kuni 10 hommikul olen siis mina nagu toimetan. Naine saab selle pikemat tund, hommiku pikemat tund siis, et siis kokkuvõttes me nagu enam-vähem saame une mõttes enam-vähem une täis. Magame päeval järgi, kui nagu saab üldse magada, kui laste kõrvalt nagu jõuab uinakuid teha näiteks. Ja meil ongi päevaplaanid asjad, näiteks mulle meeldib hommik. Ma hakkan süüa tegema, teen kogu perele söögid, teen mitu einet vahest, et siis käin koeraga õues, kõik siuksed tegemas. Ma naudin hommikut ja see on full energia mul alati hommikul, ma kasutan seda ära ka. Et see aeg, kui lastega toimetamised, mähkud, kõik, mis vaja teha on, teen hommikul ja siis põhimõtteliselt naine saab magada, käin ühe vankriga väljas, teisega käin mängimas pärast hiljem. See suurem magab natuke kauem, siis väiksega käin jalutamas, magab edasi vankriga. Ja siis siuksed rutiinid on meil. Ja siis õhtupoole ma tunnen, ma hakkan ära väsimas, ma olen juba nii varakult üleval. Et siis teemegi sellist rutiinid, et naine hakkab lugema raamatuid, siis mina lastele siis. Ja siis mina vaikselt hakkan nagu
õhturežiimile minema, et kui uneaeg käes on, siis ma kohe magama sisuliselt. Siis olen nii nagu juba unine ja väsinud sellest päevast. Ehk siis rutiin on hästi oluline ja sulle, et sa saaksid enda vaimset tervist hoida, see nagu päevarutiin, õigel ajal magama minekut, kõik see on nagu hästi oluline sulle. See on ülioluline, see ravimirutiin, see, et mul on olnud 20 aastat üks sama psühhiaater, nüüd ta on erapraksises, aga mul on nii hea suhe selle arstiga, et kui mul nädalavahetusel läheb kehvaks, ta ütleb, Madis, kirjuta mul nädalavahetusel. Kui haruldane see on, et sa saad, no see on nagu mingi erapsühhiaater, aga nagu isegi siis esmaspäevast reedeni tavast suheldakse, aga erandolukorras ta on mulle kirjutanud ka, et kuule, et võta seda doosi natuke rohkem või vähenda näiteks seda, kirjutab nädalavahetusel ja isegi kirjutab ka, et ma tean, see on praegu raskem aeg, et kas ma saan sulle veel abiks olla. Et see on muidugi tasuline, aga selle eest nagu see, et mul on nii tugev suhe arstiga, on aidanud mul hoida stabiilsena viimased 7 aastat. Ja ravimid ja muidu trennid ja elustiil ka muidugi. On nagu mitu küsimust tekib nagu suhte koha pealt ka, aga esimene on nagu see, et su naine eks ju nagu teadis algusest peale, et sul on skisofreenia. Et ta tegi selle valiku nagu teadlikult, kui ta su kohvile põhimõtteliselt kutsus, eks ju. Sest ma tegelikult seal podcasti mainisin seda. Jah, et ta sellega oli nagu kursi, et ta tegi nagu teadliku valiku, aga küsimus nii pidi, et kas ta ütleme nii, et kas see tegelikkus, mis ta nagu arvas, et võib olla, et on nagu, kas ta parem või hullem, siis ütleme küsime nagu niimoodi. Kui ma täiesti ausalt vastan, siis tegelikult muidugi ma olengi praegu parimates aastastes olnud. Ja tegelikult on hullem, et selles mõttes, et ta ei kujutanud ette, mis ta tegelikult on. Ta ei kujutanud ette, mis see tegelikkus on. Et tegelikult isegi kui mul 7 aastat stabiilne on olnud, nii-öelda stabiilne, siis mul on ikka väga palju neid väsimushetki ja raskeid hetki, kus ma ikkagi kas siis nagu ei jõua midagi teha või siis ma ütlen, et ma olen täiesti läbi omadega praegu, et ma ei saa seda tegevust teha ja tegelikult üldse nagu see, et ikkagi üks asi on see diagnoos on ju, aga kui ma alguses vaata ilma lasteta veel, kui lapsi ei olnud, oli veel nagu, kõik oli nagu fine, vaata lihtne. Aga siis sellest hetkest, kui lapsed tulid, siis tegelikult see väga palju peab olema sellist, nagu sellepärast me baariteraapias käime ka, et väga palju peab mõistmist olema, üksteise mõistmist. Aga õnneks ma ikka praegu naise teemast nii palju rääkima, aga tal on ka väga tugev kogemus, mitte ainult depressiooniga, aga kus see depressioon oli ja väga räigad, ma ütleks, et mitte kergem lugu kui mul. Ehk siis teil on ühisjoonide mõistmine tänu sellele on parem ja suurem üksteise suhtes. Kindlasti, sest kui inimene, kes oleks mu kõrval, kes ei oleks kordagi elus mingit suurt vaimse tervise probleemi olnud ja ei tea vaimsest tervisest nii palju, siis tegelikult ega oligi raske suhtega, et miks sa ei saa seda teha, miks sa ei tule sinna õhtul sinna peole, miks sa ei saa seda teha. Et mõistmist ei ole, aga tema puhul tal on ka väga raske kogemus olnud ja ta mõistabki, ta on empaatilisem, ta saab aru, ta on sellega palju tööd teinud aastaid, et tal ei ole küll diagnoosi otseselt, aga ikkagi tal on ka palju olnud raskusi elus. Okei, nii et selles suhtes see on nagu oluline koht, et muidu ei oleks võimalik, kui seda mõistmist ei oleks, eks ju. Mul oli huvitav see nagu, me ei teadnud seda, et see oli huvitav üllatus tuli välja, et su naine on ka meie koolitusel käinud. See kuukodus naine oli seal ka, kuidas talle see meeldis? Siiamaani meenutab seda, praktiliselt iga kuu peaks uuesti tegema. Ja ma mõtlen, et ta reaalselt, ma tegingi niimoodi, võtsin lapsed. Tol hetkel vist oli ainult üks laps, meil on 5-kuune ka praegu, 5-kuune poeg. Ja siis saatsin ta sinna ja ütlesin, kuule, et kas sa oled pühapäeval või see oli mingi nädalavahetuse päev. Ja ikka. Kas sa oled, saad seda minna, on sul kõik okei, ei ole mingid kohtumise asju, et okei, kuule, siuke asi tuleb sulle. Siis ta oli, wow, Madis, et vinge, et ta oli nii rõõmus selle sõnumi või selle, et ma tegin siukse asja, et andsin talle vaba hetke ja siis ta käis seal ja talle väga meeldis, et just nagu seal palju teemasi oli, lõbus oli, teised naised seal jagasid oma kogemusi, tema jagas ja kõikil oli nagu lahe. Ja just see, et ma andsin, see on hästi oluline just nagu naisele kanta seda oma aega, kes nagu sõbrannade aega ja siis mingit kasvõi seda, et mina lihtsalt saab duši all ja meiki teha või natuke hoolitseda enda just. Et kui need baasvajadused hakkavad nagu maha jääma, siis läheb suhe nagu alla. Seepärast ongi näiteks, et mul on see trenni rutiin väga tugev, et kui ma näiteks olengi vahest niimoodi teinud, olen eksimuse teinud, et nagu lähen trenni ja teen trenni ära, aga naine ja seagi on lastega vaata ja ma olen see 2 tundi peaaegu ära mineku tuleku kokku, sest tegelikult naine on ju väsinum pärast seda ja siis kui ma ei anna naisele vastupidi seda sama aega, siis tegelikult suhe kannatab
muidugi allakäiguspiraal hakkab pihta. Just. Tasakaal, jah. Et seal väga palju peab sellist kompromisse tegema ja mõistmist ja ma näen, et see suhtel mõjub nii hästi, kui ma ütlen, et tead, mine kinno, mine kohvikusse, et võtta aega endale, et see kõige parem asi üldse, mis meie suhte juures nagu kõige tugevamalt mõjub, on see, kui ma olen naisel aega. Kas tunde või isegi pool päeva või midagi sellist, et see ja vastupidi ka. Aga see esimene laps oli nagu käes ja see nagu raskus oli ja nagu naine juba nägi seda, et ikkagi see suhe on väljakutsuvam võib-olla, kui ta esialgu nagu arvas, aga te ikka otsustasite, et teine laps veel? Teine oli planeeritud ja meile lihtsalt see väike tegelane nii palju meeldis, et otsustasime teise kasuks ja see teine tuli nii kergesti, et ma mäletan, et ega esimene ka teil väga raskesti tulnud, kui paar kuud möödas oli. Jah, et oli nii, et hommik oli, mäletan, tegime kohvi ja siis naine ütles, et vaata, mis siin kohvitassi kõrval on. Mis see hambaharja panid siia või? Ja ma nagu teiselt poolt ei näinud, vaatasin nagu hambaharja kujul, vaatasin rasedustest positiivne. Ja ma mõlemad, ma olin rõõmus, aga ma olin mingi tund aega nagu, mis asja? Et nagu ja siis ma ütlesin, wow, ma olin nagu nii üllatunud ja mega rõõmus selle üle ja siis meil on esimene tütar, ma ütlesin, et ma alati rääkisin, et ma olen 15 aastase saati nagu, ma ütlen, kui mul tuleb pere, ma tahaks poega väga endale. Et ma mõtlesin, et ka nagu kellega koos jõusaalis käib, tütarega saaks ka muidugi jõusaalis. Muidugi, ka naistel sama muidu oluline. Just, aga lihtsalt kuidagi olen tahtnud mõlemat ja saigi niimoodi, et 3.–4. kuu peal tuli see sugu välja ja siis ma ütlen, kuigi suures pildis ei ole üldse vahet, aga kuidagi nagu ma alati nagu mõelnud, et lahe oleks kui poeg või sellist kogemust. Kuidas täna on, et kui sa need lapsed said, et mismoodi see teie nagu vanematena siis tutvustate, et kuule, et mul on mingisugune haigus, mis ei ole võib-olla tavaline, regulaarne või et isa väsibki vahepeal ära või kuidas sa mõtled selle nagu nii-öelda selle tuleviku peale või? Ma oleme sellel mitu korda sel teemal rääkinud, et tegelikult ma kindlasti räägin, et mõnevõrra on isegi lihtsam rääkida näiteks narkoteemadest, alkoholi pruukimisest, et ma olen ehtne näide, et ma ütlen, et näe, kui mul on selline haigus, ma tutvustan ja räägin sellest haigusest, teadlikkust tõsta, et sa võid pidudel käia vahest, aga kindlasti magama 7-8 tundi täis, ükskõik mis kell sa läheb magama, kui nad teismelised on, maga oma 7 tundi vähemalt täis, see tähendab seda, et sa saad oma vaimse tervise kuidagi hoida, isegi kui sa oled 3 magama, magad 7 tundi, see on okei vahest. Alkoholi, kui tarbida, siis alkoholivaba on ju, ideaalis. Kui on mingi veini õhtu, pannatakse võitlusel klaasi veinid ja see ei tapa sind ära või väike õlu poisile või midagi sellist, kui ta teismeline on. See on ka fine. Ära hakka nagu üle tegema asju, et kuskil on piirid ja ma räägingi sellest, et lihtsalt mul on see haigus, sa pead olema ettevaatlikum poeg või tütar. Aga ma tahtsingi seda küsida ka, sest nagu see on, ma arvan, väga paljudel kuulajatel meil ka tekib see küsimus ja mul endal ka, et sa ju nagu, et skisofreenia on nagu ikkagi pärilik ka. Ehk siis ta ikkagi liigub nagu mööda liini edasi ja siis seda teades, et on ikkagi otsus, et lapsed. Et kas see on kuidagi nagu kaalutletud tasakaalukas, ma saan aru, et keskkond lülitab seda nagu sisse ja välja, et see nagu loob ka, aga ikkagi nagu oht on nii palju suurem. Et võtta see vastutus nagu ise enda lastest teadmata, kas ja kuidas seda see kandub. Kindlasti, et see oht on olemas ja kuskil oli vist isa kaudu, kui isal on skisofreenia, oli vist 13% suurem tõenäosus, et lastel tekib, kui on kaksikud, ühe munaraku kaksikud, siis on veel suurem see protsent. Et 13% on? 13% oli, kui on isa poolt jah, et ma näetan, mis ema poolt oli, aga ütleme seal 10 kandis oli, et 13% sisuliselt, mis tähendab seda, et see oht on olemas. Aga tegelikult, kui ma näen nii palju plusse nagu selle koha pealt, mis on muu lapsepõlves oli teistmoodi. Esiteks see teadlikkus, kogemus. Sa saad öelda ühe asja, et nagu teie kanepit ei suitseta. Nagu on vähemalt üks nagu suur põhjus olemas, mida lastel öelda. Ma ütlengi, et kui sa teed seda kanepit, siis ma räägin, mis see tulemus on. See ei ole nagu tava ka. Sa saad rääkida 18 korda haiglas tulemusest, et see peaks, kui nagu on, ma arvan, et mingi noor võtab äkki selle, võtaks juba vastu. Et ma isegi nagu, ma arvan, et mõnel noorele võiks isegi seda podcasti osa lasta kuulata puhtalt selle pärast, et mis võib olla see nagu see teine pool sellel asjal, kui liiga vara nende asjadega alustada. Ja iga pseos kahjustab aju, nagu ma ütlesin, et pärast oli nagu see taiplikkus väiksem, et see on see negatiivne sümptom. Kui positiivsed sümptomid on need, et hallusinatsioonid ja kuulmispetted ja nägemispetted,
siis tegelikult negatiivsed on see, et millega sa pead tööd tegema, vaimset trenni lugema, näiteks raamatuid. Hoidma kogu aeg ennast hoidma ennast vormis, et vaimselt vormis ka, sest kui sa ei tee seda, siis su mälu, keskendumine, taiplikkus, just taiplikkus, et sa nagu nutikus, ütleme niisugune, et kas sa saad nagu asjast aru või ei saa eriti asjast aru, see väheneb, kui sa ei tee mitte midagi selle jaoks. Ja alkohol veel süvendab seda ja narko ka, et kui sa teed veel neid asju ka juurde, siis tegelikult see taiplikkus võib olla vabalt mingi 50-selt juba 40-selt selline, et kadunud. ei saa asjadest aru või oledki selline, et nagu jah, ei jõua kohale asjad. Oota, aga nii, et sa selle koha, jah, ma tahtsin veel lõpetada selle koha ära, tekkis see nagu, et kuigi oht on olemas, siis sa tegid selle nagu teadliku otsuse, et see nagu on olemas, aga ikkagi otsustasite, et lapsed tuua. Jah, ja naine küll natukene uuris ja natuke kartis ka tegelikult seda, aga tegelikult ma olengi rääkinud, et see kogemus, mis mul oli, ma oskan märgata paremini, ma ei lase sel süveneda, kui ongi raske aeg, tõmba maja maha, tegeleme ainult sellega, olen toeks, oled olemas, lähme kalastama, lähme bowlingusse, lähme trenni koos. Kõik need asjad, mis mulle hästi mõjusid, ma saaks kohe hakata kasutama neid, sest minul jõudsid hilja need asjad kohale. Ehk siis sul oli see, et ei ole vaja nii-öelda seda 18 kogemust kätte saada, eks ju? Ei ole vaja üldse ja tegelikult... Ravimitega saab ikkagi, ma saan aru, et hoida ikkagi täiesti nii-öelda kontrolli all, et sa ennast Hitleriks pidama ei hakka, eks ju? Ütleme nii, et garantiid ei ole, et mul see uuesti ei tule. Et isegi kui ma hoian ennast, garantiid ei ole selle mõttes, et mu 5 aasta pärast järgmine aasta välja ei löö see. Aga lihtsalt tõenäosus on suurem? Tõenäosus on jah. Suurem, et ei löö? Ei löö just. Aga mis sa nüüd nagu täna võtad lapsevanemana kaasa? Mis sa teed teistmoodi, et just nimelt selle sotsiaalsuse ja muu asjade juures, et kus sul nagu nii-öelda piirati mingisugused asjad ära, sul tehti ette taha mingid asjad, et mida sa täna lapsevanemale enda lastele kaasa võtad? Jah, see on hea küsimus. Ma tegelikult, mu naine on selles mõttes nii vinge selle koha pealt, et ta reaalselt, ta laseb teha kõik asjad lapsel ise, et nagu ongi, et näitab ette. Ma isegi olen natuke kardan vahest, et kuule, et kas ta võib ikka seda või niimoodi teha, kas ta hüpata sealt või kas ta ikka võib äkki toidanta ise, et või... Sul on nagu seda ema poolt tuleb nagu rohkem sisse, eks? Täpselt nii ongi. Tahad mustrit jätkata? Ja tema on selline, kes ütleb, ei, laps teeb ise ära, isegi kui ta nutab ja ei taha ja hakkab röökima, ta hüppab koha peal, et ta ei taha seda teha, aga ütleb, ta ei saa hakkama sellega, aga tegelikult lased tal teha, ootad selle nutu ära ja see nagu teistmoodi, et meil on selles mõttes ja siis ma nagu naise pealt näengin hästi, et kui hästi see mõjub, et tegelikult ja laps pärast, kui selle ära teeb selle asja, siis ta on siuke nagu uhke ja siuke rõõmus tunne, et sain hakkama, et nagu sertifikatsioon. See on sul küll hea asi, mida meeles hoida, eks ju, et seda lastele seda iseseisvust ja vabadust. Just see on nii oluline, et enda äärelt koristada väga hästi, oskab väga palju segadust tekitada, aga see 2,5 aastane oskab ka väga hästi koristada. Kui sa ütled, näitad paar asja ette ja siis hakkab ise tegema ja ütleb, Melissa, korista nüüd ise ära. Väga ilus. See on nagu äge. Mul on siuke tunne, et me hakkame vaikselt meie tänast saadet siin kokku võtma, sellepärast see oli ikka päris uhke rännak, mis sa täna meile siin kokku keerasid. Et selline väga nagu sügav lugu, aga mulle nii meeldib see nagu positiivne nagu lõpp, et selles kohas, kus sa nagu praegu oled ja seda nagu nii pikalt juba nii-öelda enda seda nagu tervist suutnud nagu hoida nagu stabiilsena ja õnnelikus suhtes. Ühe asja küsiks ennem, kui päris lõppu võtad, et lihtsalt ühel momendil see ema ka teadlikuks, et on mingisugused kohad, tänagi sa rääkisid päris nagu nii-öelda avatult sellest, et kuidas su ema sellesse suhtub, et sa tegelikult rääkisid, et kuule, et need vead sa tegid selle kasvatuses, et mis ta sellest, kuidas ta seda vastu võttis või? Ta oli muidugi väga löödud ja läbi omadega, kui ta sai üldse teada nendest asjadest, aga ta tegelikult, ta nagu kahetseb paljusid asju ja mõtleb, oleks võinud teistmoodi teha, aga ikkagi üks asi on jätkunud, on see, et mitte praeguseni, aga kuskil 25-6 vähemalt oli seda ikkagi sellist nagu kaitsmist, kuigi ma olin juba täiskasvanud mees ja võinud ma näiteks teise riiki minna, näiteks niimoodi üksinda või niimoodi, et ta oli niisugune suur kartmine ja et nagu otsused tehti tihti sinnamaani minu eest ära. Et nüüd alles põhimõtteliselt ongi 30. alast on olnud niimoodi, et ma saan nagu ise otsustada rohkem ja nagu olengi välja astunud, et teengi asjad ise ära, teen seda, teen teist, nüüd kasvatan lapsi. Muidugi ta on suurepärane vanama, tegelikult vanamana ta nagu hoiab väga hästi, aga vaatame ka seda ohtu, et tegelikult, et aga nagu
ta tahab lubada palju asju. Seal on vanemate eelis, nad võivad seda teha, sest see on nagu me aeg, mis me anname nendele. Ma ei taha öelda, et seal seos on, aga lihtsalt nagu need 2 aega läheb kokku, et 7 aastat oled olnud stabiilne ilma ühegi nagu psühhoosita ja 7 aastat on andnud sulle ema rohkem vabadust ja pole proovinud sul kõik ära teha. Just. Et see nagu sinu kasvukoht. Ajad lähevad nagu kokku. Saan ka sellest aru, et tegelikult üks asi see, et terve elu mind hoidis, aga see ka, et see haigus muutis seda nagu rohkem. Veel rohkem, absoluutselt. Ta kartis, et mis saab, kui ma ei tee seda. Täpselt. Et tegelikult loogiline ka nagu vanemale. Kui ma mõtlen 2 äärmuse vahel, et selline vanem, kes nagu väga ei hooli või nagu ütleme, et ei puutu asjadesse või selline, kes on ülihoolitsev, siis ma tegelikult selle haiguse puhul ütlen, see ülihoolitsev on parem variant. Sest tegelikult 2 äärmuse vahel on see ülihoolitsev nagu parem variant. Aga tegelikult on see nagu jälle see tasakaalu koht, eks ju, et nagu me oleme rääkinud siin Rita Rätsep, kes pole kuulnud meie 10. episoodi, palun võtke endiselt ette, ei jõua seda osa ära soovitada. Üks korralik minikoolitus nagu piiridest ja lastest, aga üleüldiselt piiride osas ka, et sa nagu tahad, sul peab olema lapse suhtes nagu heasoovlikkus, eks ju, olemas ja sul peavad olema nagu piirid. Ehk siis nagu mõlemad, et kui sa oled see helikopter või et hoiad nagu liiga või absoluutselt ei hooli. Üleseotud või alaseotud. Jah, et need on need nagu negatiivsed äärmused, mis tegelikult sa teed nagu liiga. Et jälle kasutan siin Rita sõnu, et piirid ja need nii-öelda ühtepidi on lapsele kui turvavöö, mis sa paned peale, eks ju, et kui sa lapse tõstad autosse, sa paned talle ju turvavöö peale, sa tahad, et ta nagu oleks nagu terve isik, kui ta ei taha seda nagu teha. Ja teistpidi on see, kui sa ainult seal turvatoolis kinni hoiad, siis ta ei avasta maailma, ta ei õpi, ta ei koge, eks ju, ta ei saa ise oma konflikte ei oska lahendada tulevikus ja nii edasi. Ehk siis see on nagu see tasakaal on nii oluline. Tegelikult jah, oluline koht ongi see, et alguses sa paned seda turvavööd lapsel kinni küll, aga sa ei jää seda panema, vaid tegelikult õpib ise seda panema. Jah, lõpuks. See on hästi oluline, et ta nagu nii-öelda saab sellest aru. Ja mida ma tahan siin öelda, et ka mina olen käinud teraapiates ja avastanud ka nii mõndagi enda kohta. Ja on ka sügavad vestlused olnud nii enda ema või isaga mul endale on ja et siis algus on võtnud nagu kuidagi enda pihta seda, aga lapsevanemad, kes seda kuulavad või et kellel on endal teraapia teekond ees, siis saab nagu öelda ka oma vanematele, et ei pea võtma seda isiklikult. See on parim, mis nad andsid enda oskuste ja selle võimekusega, sest me oleme alati anname endast parima lapsevanemust teekonnal, et ei pea seda isiklikult võtma, et kuidagi üle dramatiseerima, et siin saabki nagu selle andestuse ja empaatia ka sisse tuua, sest sinu ema tegi seda, mis ta suutis endal parimatest asjadest ja tekkis seal võib-olla üleseotus, aga täna sa tead, kuidas seda paremini teha. Sama asi on nagu mul endal ka, et ma ütlesin ka, rahustasin enda ema maha, ütlesin, et chill, see oli see, mis sa oskasid, sa ei ole mitte milleski süüdi. Ja ma saan sulle anda nagu nii-öelda selle armastust, et aitäh, et sa andsid selle parima võimaluse. Ma teen reklaami veel meie selle teise hooaja esimesel episoodile, kus Peep Vain käiks külas, et ma väga soovitan seda Peep Vainu osa ka kuulata, sellepärast, et see on nii-öelda oma vanemate siis vastuvõtmine nendega suhte parandamise osas üks väga väärtuslik episood. Väga väärtuslik. Aga meil on niisugune lõputraditsioon, et me küsime paar niisugust nagu väikest lühikest küsimust su käest. Ütle vaata, mis esimesena pähe tuleb, et mis on esimene mõte, mis nagu tuleb ja et lõpeta nii-öelda lause. Et väga hea isa kõige tähtsam omadus on? Rahulikkus, chill olek. Chill olek. Ma küsin järgmise. Väga ägeda paari suhte salajane koostisosa on? Kirg. Isegi laste kõrvalt. Absoluutselt. See lähedus on oluline. Ja parim kingitus, mida sina lapsevanemana saad oma lapsele ellu kaasa anda? Kogemus ja niisugune usaldus ja selline. Okei, väga hea. Nüüd ma seon selle eelneva küsimuse ära. Kõige paremini aitab pikaaegses suhtes kirge hoida? Kuigi teil väga pikk ei ole, aga natukene ikkagi nagu... Märkamine. Märkad naist ja teed ilusasti ägedaid komplimente. Ilus. Ja kiid ka välja, teha eriliseks. Teil on küll 3,5 aastat, aga nüüd vaata, hoia seda. Saad lasta naisel olla. Ära lase sellele ära kaduda. Ja siis Kuhu kadus naine, kõik saatke palun oma naised meie juurde. Toimib. Ja mehed papside meisterklass. Madise garantii on olemas suhte. Madis, me teeme otsad kokku, aga nüüd on niimoodi, et kus kohast saab
vaataja, kuulaja sinu kohta infot. Kui on tunne, et on kehva, ja ma saan aru, et sa oledki spetsialiseerunud just nagu vaimsele tervisele, kui kellelgi on nagu vaimse tervise probleem, kui kellelgi on tuttaval, sugulasel ja kus saab sinuga ühendust ja kas on sul üldse ruumi, et uusi kliente vastu võtta? Mul on niimoodi, kuna mul on püsikundesi ikka on üksjagu, mõned on juba 5 aastat olnud, mõni paar aastat, siis ma hetkel ei võta uusi kliente, aga mul on nagu järjekorda panen. Ootelist nii-öelda, kuhu ma ikkagi võtan. Et kui ma ikkagi kuulan mure ära ja panen mingisse ootelisti. Okay. Mind saab sotsiaalmeedia kaudu kätte Madis Laos. Nagu see, ma ütlen, keegi küsib, kuidas see laos kirjutatakse, nagu see riik seal laos. Yeah. Ja siis mul koduleht ka, see hetkel praegu on toimetamisel, et ma natuke täiendan seda, aga siis kodulehe madislaos.ee saab ka kätte, aga lihtsalt natuke täiendan veel seda. Okay. No juba see teadmine, et näiteks ma kujutan ette, et kodulehel oleks väga tore, näiteks ma kirjutad ka oma kogemusblogisid või kõik sükst asjad, et juba see teadmine, et pagan, mul on võimalik tegelikult siit voodist välja saada. Nagu ja anda just seda kohta, et seda nagu võimalikkust ja seda potentsiaali, sest need kohad on siis need, kus sa seda absoluutselt ei näe, eks ju. Jah, sest ma ei tea, 2 aastat psühhiaatri haiglates ja siis istud täna meie ees ja räägid seda juttu, et elu on võimalik elada ka normaalselt, et kui sa oskad ennast hoida, et kui sa nagu nii-öelda toimetad, et see on nagu väga äge. See on nagu väga äge, et mul on olnud oleks see sama mees, kes ma praegu olen, oleks olnud sellele noorele Madisele eeskujuks, nõuandmeks ja lootuseks, siis mul oleks palju lihtsamini läinud. Seepärast, et nagu mul oli just sellises mees puudus, kes ma täna olen, oli noore mehena puudus. Ilus märkamine. Võimas kasvamine. Võimas, see külmavärinad tulevad peale selle peale. Madis, aitäh sulle, et sa tulid külla. Meil on väike kingitus ka meie kõikidele saatekülalistele, nimelt seesama, mis me ennem rääkisime, mõtterännakud, mida saab teha. Ma arvan, et väga lahe ka nagu sulle saad, võib-olla isegi kaaslasega saate 2 tundi lapsehoid endal võtta ja saate koos minna ja nautida mõtterännakud, oma mõtteid selgeks mõelda, oma paari suhtesse võib-olla midagi uut jälle veel juurde tuua, et Kaja Kultuurikeskuses igakuiselt need toimuvad, et saad võtta väike kohting, väike uudsus tuua suhtesse, et midagi täitsa teistsugust proovida. Seda oma aega naisega on ikka vaja. Ja see on nagu väga äge ja pärast seda paari tundi, mis te seal veedate, on kindlasti päris mitmeks tunniks jutuainet ka, et mida omavahel siis arutada ja nagu rääkida. See on väga äge, mida saad teha. Ja teile, kes meid täna kuulasid, vaatasid, aitäh, et meiega olete, et jälle popsid.ee podcast ette võtate. Kui veel ei ole, kes ei ole, siis subscribe, jälgi, telli, see nupukene kuskil seal, see kellukese nupukene, vajutage seda, teete meile teene, see aitab sellel podcastil levida. Ja see on nii väike liigutus, mis te tegelikult omalt poolt teete, aga see on tohutu tänu meile. Ja algoritmidele see meeldib pole mitte midagi teha, et niimoodi see podcast levib ja aitab suuremate, rohkemate inimesteni nagu jõuda. Nii et võtke ette ja hoidke oma suhteid. Hoidke suhteid ja kirjutage meile. Jah, andke teada. Andke teada, pange kommentaare, kirjutage, et see on nii äge, et kui me saame neid toredaid kirju, et kuidas see episood mõjutas, puudutas ja see on lihtsalt nii äge. Jep, täpselt nii. Ja kui varem ei näe, siis paari nädala pärast jälle kohtume. Nii et aitäh teile ja näeme jälle. Peace.